Tere taas, head inimesed. Täna jätkame saadet, kas meie aja kell saab 12 ja me ikka veel räägime sellest. Ja nagu te näete, kes on siin stuudios, jälle vana tuttav, noor vana tuttav Virge. Ja Virge on selline huvitav isik, et ühed teda armastavad ja teised tühistavad. Nii et sul on selline põnev elu. Põnev. Et kui ma kuskil ringi rändan, siis jälle ütlevad, me teame teid täiesti suvaliste kohtade peal. Nii et sind kuulatakse ja meid kuulatakse. Jah, ütleme nii siis. Et vaatame, mis sellest ilmaelust siis edasi saab. Et praegu, kui vaatad ümberringi, siis asjad ikkagi liiguvadki totralt ikkagi selle lõpu poole. Et vahepeal tekib küll selline tunne, et äkki nüüd tuli normaalsus tagasi, aga tühjagi, et siin meie kontinendil, kus me elame, on see liigub ikka edasi. Ja üks huvitav, mis mulle, enne kui sa hakkad siin rääkima, mulle tundub nii, et vaata, selles lõpuaegade virvarris või määrab või on suht palju osa ka islamil vist, sest islam võtab praegu Euroopa riike üle vaikselt. Selline poliitiline islam, et me oleme maininud tegelikult sellest ju palju saateid juba COVID ajal sellest ja kogu aeg maininud seda, aga aga inimesed nagu ei jaga seda. Täna räägime natuke rohkem sellest. Et kuidagimoodi nagu need asjad tulevad vaikselt seadustesse sisse on ju. Just. Noh, mõned riigid on juba nii, et aga omavahel need võitlevad teised edasi, nad ei teagi, et kuskilt tuleb midagi musta järjest edasi. Nii. Ja. Aga sul on täna ka selline kahtlane nägu peas on ju. Ja palju infot on läbi töötatud ajus ja vahel mõtled, et et ma enam ei viitsi teha neid saateid, aga elu läheb jälle nii põnevaks, et siis mõtled appikene, et mul oli ikkagi õigus. Esiteks see tunne, et mul on ikkagi õigus, hullult õigus ja teiselt poolt nagu see kõik, mida tehakse, on kohati nii näljakas ja nii rumal, et vahel lihtsalt istud ja naerad neid uudiseid ja mõtled lihtsalt, et it's crazy. Et see on nagu piibel ütleb, et rumalus on nagu rahutu ja meelitaja naine, kes ei tunne häbi, et see on see, mida sa ühiskonnas näed. Et selle rumalusel on mingit häbitunnet, aga ta on nii rumal. Ja ta meelitab ja ta on rahutu ja segab niite kokku. Et see on see, mida sa näed ja see on huvitav. Et täna siis räägime edasi Trumpi teemal, kuna see teema just sellepärast, et on nii palju naiivseid inimesi, eriti kristlasi, kes talle nagu alt üles vaatavad ja temaga sellist hullu koostööd teevad üle maailma, siis on see teema nagu intrigeerinud, et alati mul tekib siis nagu küsimused, kui midagi nagu, et mul hakkab kuskilt tuluke põlema, et mis seal taga on, et tahaks nagu teada ja siis jumal on päris huvitavaid fakte juhtinud lugema ja kuulama ja ma olen hästi tänulik YouTube algoritmidele, mis ilusti sulle info ette söödavad mingil põhjusel või ütleme siis nii, et Jumal juhib teemasid kokku. Et on huvitav see, me eelmine kord tegelikult, mul tuli kodus meelde, et meil oli teemaks oli see, et mis on see võti, mis viib meid Jumalani. Ja mul tegelikult kuna saade läks veidi pikale, siis jäi tegelikult see viimane kirjakoht ütlemata ja ma tegelikult ei jõua seda teemat sellisena täna lahata, nagu oli plaanis. Aga kuna mul see võti, mille kohta Jeesus ütles, et olete ära võtnud tunnetuse võtme, siis ma nii palju ainult ütlen eelmise saate lõpetuseks, et piibel ütleb õpetussõnad 9-10, Jehova kartus on tarkuse algus ja kõige pühama tundmine on mõistus. Nii et kui rumalus on rahutu ja meelitaja ja ei tunne häbi, siis kes tahab tark olla, see peaks algama Jumala kartusest. Et see on väga huvitav, et tõeline tarkus ei alga siis sellest maisest tarkusest, nagu Paulus ütles, et inimesed tarkuse kaudu ei õppinud Jumalat tundma, et kui sa vaatad tänapäeva juhte maailmas, siis nad on enamik lõpetanud kas Stanfordi, Yale'i, Harvardi kooli, mis on globalistide taimelava, et kõrgharidusega teevad nii rumalaid asju. Ja õpetussõnad 2 siis ütleb ka 5.
salm, siis sa mõistad Jehova kartust ja leiad Jumala tunnetuse, sest Jehova annab tarkuse ja tema suust tuleb tunnetus ja mõistus ja tema talletab õigetel edu ja siis tuleb tarkus su südamesse, tunnetus hakkab sulle meeldima ja otsustusvõime valvab su üle, kaitses sind kurjalt teelt, päästes meeste käes, kes räägivad pööraselt. Nii et seda pöörast juttu me näeme ühiskonnas siis iga päev ja mõte ongi see, et Jumal ütleb meile, et see võti, kui sa tahad Jumalat tundma õppida, siis Peetruse kirjas on ilusti antud see rida, mida sa pead järgima, kui sa tahad usus kasvada. See on siis, nagu ma ütlesin, eelmise saate lõpetuseks, mis jäi välja, et Jumala sõna ütleb teise Peetruse esimeses peatükis väga ilusa sellise nagu trepi annab sulle, kustmoodi sa saad kõndida, et väga paljud inimesed tahaksid Jumalat tunda, aga Piibel ütleb, et nõnda nagu tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks tema tunnetuse kaudu. Et ma rääkisin eelmine tunnetusest, et just üks asi on Jumala sõna, aga sellest ainult ei piisa, vaid meie sees on üks radar ja me nimetame seda tunnetuseks. Et see on huvitav selline salm, et ta ütleb, et meil on kõik annetatud, mis on vajalik Jumala kartuseks, aga samas seal on nagu tingimus tema tunnetuse kaudu, et sellepärast ongi nagu see, et inimesed tulevad religiooni juurde, tulevad mingitesse kogudustesse ja tegelikult nad ei kasva, nad ei õpi Jumalat kunagi tundma. Sellepärast, et seal on vaja tunnetust ja see on see, mille kohta Jeesus ütles, te olete ära võtnud tunnetuse võtme. Kuule, aga pastor tunnetab, ta viimub taevas. Ütleme, mis on paljudes sellistes võltsreligioons nagu katoliku kirik ja kus elatakse nagu tegude peal. Ja tema ütleb, kes meid on kutsunud oma vooruslikkusega, mille läbi me saame osa jumalikust loomust ja siin on tingimus, kui te olete ära põgenenud hukkumisest, mis on maailmas himude tõttu. Nii et see tunnetus algab sellest, kui sa põgened kõigepealt himude eest ära. Nii et sellist asja nagu kristlusest tänapäeval, ütleme, kirikus õpetatakse, mis on, ütleme, siin viimased 50 aastat üle maailma kogudustes toiminud, see antikristuse vaim, kus siis patt segatakse armuga ja öeldakse, et aga pole viga, peas, et sa andeks palud, et siis on kõik okei. Aga Piibel ei õpeta meile sellist sünkretismi, vaid Piibel ütleb, et sa kõigepealt põgened ära himudest ja siis hakkab sul tekkima üldse mingisugune Jumala tunnetus ja siis sa üldse hakkad kasvama ja siis sa üldse oled pärija, nii nagu me eelmine kord ütlesin, Efesuse 5.5 ütleb, et te teate tunnetades, et ühelgi hoore lahnel ebajumala teenijal ei ole osa Jumala riigist, et see, mida me kirikuna sõnumina üle maailma täna pakume, on valeõpetus ja kahjuks viib väga palju inimesi põrgusse, sest nad jäävad lootma selle peale, et aga kui ma andeks palun, siis polegi mul püha elu vaja. Aga Peetrus siis ütleb siin teise Peetruse esimeses peatükis veel nii palju, et ta ütleb, sellepärast kandke kõike pidi hoolt ja see sõna kreeka keeles tähendab, et panustage täiega oma isiklikku panus sellesse ja osutage kõigepealt usus vooruslikkust, nii et ta täpselt samamoodi läheb selle esimene trepiaste on see, et sa oled seksuaalselt puhas. Sa ei saa kasvada mitte kuhugi, kui sa ei ole seksuaalselt puhas. Tähendab, see on kristluse alustugi ja kes katab kinni selliseid patte või kes pastorina talub selliseid patte või soosib selliseid patte, ma kirjuks selle, et on surmaotsus oma kogudusele alla kirjutanud, Jumala vaim läheb sellest kogudusest ära. Et sellega võite pastorid arvestada. Ja ta ütleb siis oma vooruslikkusest tunnetust, just nimelt need kaks asja on seotud. Sinu püha elu, seksuaalne püha elu annab sinule üldse Jumala tunnetuse ja Piibel siis ütleb, et see on see võti, millega sa pääsed. Jeesus ütles variseridele, kes ei elanud püha elu ja need olid siis variserid, keda oli Herodes pannud, ta oli 60 variseri ära tapnud ja pannud oma variserid sinna asemele, nii et Jeesus teadis täpselt, kellele ta rääkis, need olid kurjategijad seal ja patus elavad mehed ja ta ütles, et te olete ära võtnud tunnetuse võtme ja te ei elanud vooruslikult. Tunnetuses enesekontrolli, kristlasel peab olema enesekontroll oma himude, oma tahtmiste, oma soovide üle, ei saa vabandada, oi sattusin sinna, juhtus, ei ole juhtu kuskil mitte midagi, kuskilt ei kuku sulle midagi pähe, see on sinu enesekontroll, enesekontrollis kannatlikkust, jah, see nõuab kannatlikkust, kannatlikkuses Jumala kartus, sa oled kannatlik, seepärast, et sa oled Jumala kartlik, sa suudad oma himud endast välja suretada ja kui sa oled nad välja surnud, nii nagu mina ütlen, et ma ei pea võitlema nendega enam. Kui ma olen surnud, siis ma enam ei võitle nendega. Et ma ei ela kui mingi asjaga on lõpparve tehtud elus, mõne asjaga
juba seal 17 aastat, siis mul ei ole tulnud hiljem sellega enam võidelda. Võitled ühe korra, pead lahingu ära, see on surnud, oled surnud patule ja elad ülestõusmise elu. Jumala kartuses venna armastust ja venna armastust kõikide vastu, sest kui teil seda kõike on ja veel lisatakse, siis ei lase see teid olla viitsimatud. Just nimelt, millest tuleb leigus kogudusse? Leigus tuleb kogudusse, kui koguduse liikmete ellu tulevad ahnus, kadedus ja seksuaalpatud, see on Jumala sõnas väga selgelt kirjutatud. Kui need asjad tulevad sisse, muutub kogudus leigeks, viitsimatuks. Ja viljatud meie issand Jeesu Kristuse tunnetamis, just nimelt tuleb patt, siis sa ei viitsi enam Jumala asjadega tegeleda, ei taha enam Jumala sõna kätte võtta, ei taha süveneda, ei taha loobuda, ei taha ohverdada ja nii edasi. Ei taha armastada kõik need jumalatud asjad, mis seal tulevad. Aga kellel on see kõik puudu, on pime, lühinägelik ja unustanud puhastuse endistest pattudest. Nii et Peetruse kiri on väga karm ja ta ütleb väga selgelt, et ei ole võimalik elada kompromissis patuga ja tunnetada Jeesus Kristust. Aga Peetrus läheb veelgi kaugemale, ta ütleb selles samas esimese Peetruse kirjas, see oli praegu teine kiri, aga esimeses kirjas ütleb ta esimeses peatükis väga huvitava lause, mis tühistab siis igasuguse võlts evangeelium, mida me täna siis kirikutes üle maailma näeme, kus ta siis ütleb nii, et teie usk, kui see on läbi katsutud, leitakse kalli hinnalisel omalevat kullast, mis tules läbi katsutakse ja oleks teile kiituseks, hiilguseks ja auks. Nii et mina tahaks näha seda inimest, kes läheb oma jälkuste ja oma pattude ja Jumala petmisega ja ütleb Jumal, see usk oli kiituseks, hiilguseks ja auks. No me kõik teame, et see ei ole võimalik. Tähendab, kristluks on ülikõrge eesmärk ja Piibel ütleb, et käituksite väärikalt, evangeeliumi väärikalt ja tänane evangeeliumi vääriklikkus on abieelne seks, abielulahutused, homoseksualism, mis sisse tuleb. No Ameerikas on praegu räigelt kirikutes sees pedofiilia, skandaalid lihtsalt üksteise järgi niimoodi seks alaealistega pastorite ja noortetöö poolt, et see on see, kuhu on siis peale teist maailmasõda kogudus vaikselt tüürinud. Et see on äärmiselt kurb, aga Piibel räägib meile sellest, teise Thessalonika kirjas, teises peatükis, kui ta ütleb, aga enne peab toimuma äratagane. Või nii nagu meie sõber Spencer Mitt ütleb oma viimases saates, vabamüürluse saates, kes tahab, võib selle mehe üles otsida, ta ütleb, et näiteks vastus, miks on näiteks lõuna osariikides, lõunabaptistis võeti vastu homoseksualismi seadus, tuleb välja, et enamik pastorid on seotud vabamüürlusega. Võetigi või? No see võeti mitu aastat tagasi COVID ajal. Ja nüüd on juttu sellest, et nende liikmeskond väheneb. Aga tuli välja, et pastorid on seotud vabamüürlusega, nii et seal pole ka imestada. Et kui need kaks asja on kokku seotud, siis me ei ole vabamüürlased, me ehitame müüri Kristuse sõna alusel ja meil on väga kindel lood, see on Kristuse rist, me ei ole vabad, me oleme Kristuse orjad, nagu Piibel ütleb. Nii et see on siis selle, et kes tahab Jumala kartuses ja Jumala tundmises kasvada, siis tehke endale asi selgeks, alustage sellest, et elate seksuaalselt puhast elu. Ja kui teil seda ei ole, nagu ma seda ka väga palju kuulen, inimesed on igasugused pornosõltlased ja kristlased ja igasugused asjad, siis nagu ma mõtlen, et sellega te olete endalt ära võtnud võtmed kasvada ja pääseda, nii nagu Peetrus siin oma sõnumiga lõpetab, sellepärast püüdke teha seda enam, kindlaks oma kutsumine valik, sest see tähendab kutsumine valik olla Kristuses, olla uue Jeruusalemma kodanik, kui te seda teete, te ei komista iialgi, sest nõnda avaneb teile rohkel mõõdul sissepääsme issanda õnnistage Jeesus Kristuse igavesse kuningriiki. Nii et siin on väga kindlad reeglid ja kui teie kogudustes on vale õpetused, siis võtke ja lugege Piiblit või vahetage kogudust või tehke midagi, mis aitaks teie hinge päästa, nii nagu Piibel ütleb, et minu rahvas tulge välja Babylonist, tulge välja segastest õpetustest, langevast kogudusest ja see on sõnum üle maailma, mida kuulutatakse, kui ma vaatan ka podcastereid, siis nad räägivad seda nii Inglismaal, Euroopas, Ameerikas, on inimesi, kes hüüavad inimesed, parandage meelt, et see on ülihea kuulata, sest esimese Peetruse kiri lõpeb ka sellise manitsusega, sest aeg on kohtul alata Jumala kojast ja kui see algab kõigepealt meist, missugune ots ootab neid, kes ei ole sõnakuulelikud Jumala evangeeliumile ja kui õige vaevalt pääseb, kuhu saab siis õel ja patune. Ja miks seda sõnumit nii selgelt räägin, sest vaadates uudiseid on huvitav näha, et me oleme tõesti
jõudmas lõpule ja see saade meie aja kell 12 on väga õigel ajal üles kutsutud ja me oleme mõnes mõttes nagu varastanud piiblist tegelikult selle lause, ma avastasin. Sest tegelikult mitte meie ei ütle, et ajakell saab 12, vaid piibel ütleb, et ajakell saab 12. Daniel ütleb seda 2500 aastat tagasi. Tegelikult ma varastasin selle ühe soomlase käest. Jaa, aga tegelikult on see pärit hoopis piiblist, sest piibel ütleb meile, et on üks ajamõõt ja me oleme seda varem ka rääkinud. Aga tänase teema siis ütleme selliseks sissejuhatuseks, kuna meid vaatavad ka maailma inimesed ja vahel ka poliitikud ja igasugused erinevad ameti esindajad siis ja mõtlevad, mis jura nad seal ajavad, siis mis on selle ajakella 12 mõte, on siis see, et kui te võtate piibli, siis piibel on ühelt poolt inimese suhte korraldusraamat Jumalaga, kuidas olla lepitatud, kuidas elada pühitsetud elu, aga teiselt poolt on ka Iisraeli ajalooraamat. Nii et on väga täpselt, väga tõestatult, väga täpne ajalooraamat. Seda ei saa mitte keegi vaielda. Ja Danieli raamatut ma olen väga palju tsiteerinud viimaste aastate saadetes ja Danieli raamatus on räägitud siis 12. peatükis, ma ei hakka seda praegu lugema ette, on räägitud siis profeteeringust Iisraeli rahvale ja Daniel profeteerib siis Iisraeli rahva Babyloonia vangipõlve, aga ta profeteerib ka Jeesuse Kristuse sündi, Jeesuse Kristuse ristilöömist ja ka siis Iisraeli riigi taasloomist ja kui see valem, nagu mida ta seal ütleb, sest ta kasutab natuke sellist huvitavat keelt ja kui see valem lõpuks siis nagu lahti suudeti matemaatiliselt võtta, siis see oli huvitav, sest kuupäevad olid absoluutselt geniaalselt täpsed. Ja see oli 2500 aastat tagasi ja meie toetume dokumendile, mis 2500 aastat tagasi ütles, et sel ajal tuleb Jeesus, sel ajal ta ristitakse ja siis mingil hetkel tuleb uuesti Iisraeli riik ja see sündis 1948. aastal ja piibel nimetab seda siis juutide nagu karistusaja täis saamiseks. Juutide karistusaeg sai täis Kristuse tulekuga ja see oli see 70 aasta nädalat, mida Jumal ütles, aga see toimus 69 aastat sai täis. Ja sealt jäi see üks nii-öelda nagu heebrea keeles öeldakse, üks aastanädal ei puudu ja see täitub viletsuse ajal 7 viletsusaasta jooksul, mil Jumal siis selle viimase karistusnädalaga juutide jaoks tegeleb. Ja see on see profeteering, mida me ootame, millest me siin 4 aastat oleme jahunud mõne jaoks, et me toetume väga vanale profeteeringule ja Daniel muidugi toetub omakorda eelnevatele profeteeringutele, nii nagu piibel on ehitatud, profeteering, mis on kõik eelnevalt täide läinud, kontrollitavalt täide läinud, ajalooliselt, arheoloogiliselt tõestatud kontrollitavalt täide läinud. Ja meie siis oleme nüüd selles lõpuotsas, ehk siis piibli sellises viimases raamatus, mul on siin lisamaterjalid, aga ütleme tõesti, see viimane raamat on niisugune päris pisikene väike lõik ja see räägib siis spetsiifiliselt viimasest hetkest. Ta räägib küll esimesed 3 peatükki, 4-5 peatükki räägib ta siis koguduse ajast, lõpetades Laodikia kirikuga, mis siis ütleksime on siis nagu praeguse ajastu kirik, kus Jeesus on ukse taga, kus kirik ütleb, et me oleme rikas, meil on kõike küllalt, me toimime hästi ja kui sa vaatad, ütleme kas või Ameerika megachurche, siis tõesti nad on rikkad, nad on rahvast täis, seal on 100 000 liikmed, neil raha voolab, pastorid on miljonärid, aga üks puudus on, et Jeesus on ukse taga ja nad ei saa sellest ise aru, et see aktiivsus on nii aktiivne, mis on ka, ma ütlen, Eesti kogudustoht, et me oleme üliaktiivsed, aga mida ütleb issand. Et meil on üks arvamus, Jumal on teine arvamus ja sellepärast, ma olen ka seda varem rääkinud, piiblitundides ütleb Laodikia kogudusele ainsana Jeesus, kes võidab sellel, ma annan ühes minuga istuda aujärjel ja süüa minuga koos õhtusöömaaega. On ainult üks õhtusöömaaeg ja see on see püha talle õhtusöömaaeg, mida on. Jeesus ütles, ma ei joo oma viina ennem kui alles isa riigis ja siis Ilmutus 19 peatükk räägib siis suurest talle söömaajast. Inimestele tundub see nagu imelik,
et oi, räägivad siin Jeesuse tulekust, no aga vaadake, mida valitsus räägib. Mida valitsus rääkis näiteks eelmine nädal, ma ei hakka sellest täna lahti võtma, seda uudis on lihtsalt nii totakas, et kuidas neil on kvantumtehnoloogia, kuidas siis lennukeid ära kaotada ja kuidas ajas rännata ja siis ma algul mõtlesin, et oi, see on nii rumal uudis. Ja siis ma hakkasin tegelikult mõtlema, et okei, okultismis on ju see täiesti realistlik, on ju, nad teevad neid astraalprojektsioone, nad tõesti suudavad kõndida edasi-tagasi ajas ja noh, millises ajas muidugi, see on ise küsimus. Aga Daniel ju räägib seda. Ja ma hakkasin mõtlema, aga tõesti Daniel räägib seda, Daniel ju ütleb, et metsaline tahab muuta aegu. Ja talle antakse see meelevald, on ju. No, mis asi on CERN? CERN on ju ka soov minna ajas tagasi suure pauguni, nagu nad väidavad, eks ole. Kes CERNi tehnoloogiat natukene on uurinud, me oleme sellest ka varem saadetes rääkinud, täpselt sama teema. Nii et me elame huvitavas ajas, et see seltskond usub ka igasugustesse üleloomulikesse asjadesse, peamiselt siis okultistlikesse, tegelevad väga tõsise okultismiga ja satanismiga. Me tegeleme kristlusega. Nii et me ei saa väita, et inimesed ei ole vaimsed või ei tegele vaimsete asjadega. Et sellest ei pääse. Selleks, et midagi teha või saavutada, inimesed vajavad hingevaelnas abi. Mida siis kurat pakkus ka Jeesusele evangeeliumites Matteuse 4. peatükk näiteks. Nii et viimase kogudusel on siis kõige suurem oht, et Jeesus on ukse taga, koputab ja ta ütleb, ja see on väga huvitav, et sealt just kutsutakse pigem, vaatamata selle, et kogudused on tohutult edukad, tohutult rahvast täis, siis ta ütleb, pigem üksikud pääsevad. Sest pigem see kutse on isiklik. Kes võtab kuulda, sellele ma annan istuda ühes aujärjel. Nii et see on ühesõnaga selline väga raske, keeruline ja kurb aeg. Ja sellepärast me neid saateid teemegi, et nagu Peetrus ütleb või Paulus ütleb, et manitseda teie meelt, virgutada teie meelt siis nagu sellisele tähelepanelikkusele. Et see on nagu nii nagu Peetrus ütleb, ma pean õigeks nii kaua, kui ma selles ihulikus telgis olen teid meeldetuletuste kaudu virgutada. Nii et see on see, mida me teeme. Virgutame inimesi mõtlema kainelt ja vabanema kuradi paelust ja panema oma elumaa asjad korda, kui sa tahad olla osa aujärjest ja kui sa tahad olla osa pühaõhtu söömajast talle pulmas. Ja sattusin ühele lahedale poisile, ma arvan, et ta on juut, sest ta räägib siin, ma ei ole jõudnud tausta uurida, sest teemad on nii huvitavad, pole tausta uurinud, aga siis ja sealt veel paljudele mitmetele teistele. Ja leidsin, et me oleme täitsa õiget asja rääkinud. Mõnda infot ma ei teadnud, et kui siin COVID ajal sai mõned asjad nagu prohvetlikult välja öeldud, siis ma ei teadnud veel, et nad nii prohvetlikud olid, sest tuli välja, et mitmed asjad tegelikult on täitsa toimivad ja täitsa olemas. Ja nüüd siis 4-5 aastat hiljem leian, et tore, et me ei jäändki vale juttu inimestele, et päris hea tunne oli, et polegi midagi valetanud. Et asjad ongi jamad. Ja ei, et asjad ongi täpselt nii ja ma kohe räägin siis siia juurde, kui ma hakkan seda poissi siin hakkima, mis ta räägib, et see on siis 2025 aasta väide, et kui me oleme siis rääkinud inimestele sellest 7 viletsusaastast ja me oleme rääkinud, et ajakell saab 12, siis me oleme öelnud, et vaadake juudiriiki. Jeesus ütleb, vaadake juudiriiki, vaadake, mis Iisraelis toimub, siis kui seal midagi hakkavad pungad puhkema, siis pange valmis ennast, eks ole. Ja kõige olulisem, mida me siis tegelikult vaatame, mille üle kristlik maailm vaatab ja mida me siis nüüd siin maailmale ka tutvustame, kui maailm ilmselt meid kuulavad, on siis 3. tempel. Et Herodese tempel, tegelikult põhimõtteliselt on ta tegelikult 4. tempel, ütleme, kui nüüd väga täpne olla, ütleme pühakirja järgi, aga okei, kutsume siis seda 3. templiks. Siis see hävitati 70 aastat peale Jeesuse surma, sest Jeesus ütles, lammutage see tempel, ma ehitan selle 3 päevaga üles ja siis juudid ütlesid, oi, lööme ta risti, sest ta siin kavatseb hakata Jumala templit. Ja Jeesus lasi siis juudi templit tõesti Tiituse vägedel
70 aastat peale siis tema surma hävitada, see on ka jälle ajalooliselt tõestatud, aga ta ei rääkinud ju sellest, ta rääkis 3 päevast, mis tähendab seda, et ta ütles, et see uus tempel oleme meie. Me oleme see pühavaimu tempel, Jumal ei vaja enam hooneid. Et kõik, mis on hoone keskne, on vanatestamentlik, et kristlased võivad koguneda metsas, võivad koguneda aasal, võivad koguneda kodudes, võivad koguneda jõgede ääres, kaevikutes, kus iganes, kus nad on ka, ütleme, läbi 2000 aasta kogunenud, keset tagakiuse, erirežiime, eks ole, üsna sageli on nad taga kiusatud, tapetud, nagu ka see aasta, eelmise aasta statistika oli päris verine ja ka juba selle aasta algus, et neil ei olegi võimalik, ütleme, kogudusi sageli kui maju pidada, sest lihtsalt neid valitsused ei ole seda lihtsalt lubanud, näiteks islamimaades on see lihtsalt nagu võimatu tänasel päeval, nii et me ei saa rääkida kogudusest ja väga ohtlik on seda rõhku sinna panna, sest see võtaks ära väga paljudel inimestel võimaluse üldse osaduses olla ja kristlastega kokku saada. Et ülemaailmne kogudus on siiski alati olnud selline liikuv ja spontaanne ja oluline on olnud ikkagi sisu, mitte hoone ise. Ja Laodikea kogudus on just nimelt see näide, et kui see väline saab oluliseks, siis hakkab tegelikult midagi tagurpidi käima. Ütleme, nagu Ameerika suurtes kogudus on näha, et tuled, värgid, musa, värk käib, aga Jeesus pole enam, on patt, et kui sa vaatad neid videosid, siis vahel lihtsalt naerad ja nutad vaheldumisi, sest see on selline pula, mis seal käib, et uskumatu, mida kõike Kristuse pähe sul tänapäeval pakutakse, roosasid mehikesi ja striptiisi ja sekstantse ja kabareed ja kõike Ameerika kogudus on olemas, lihtsalt hullumeelne. Et ma ei tea, Eestis võib-olla veel mitte, aga mine tea, siin on kõigest hullus juba tehtud. Nii et me oleme 3. tempel ja kui meie nüüd ootame, siis Piibel ütleb meile siis Matteuse evangeeliumis, Jeesus ütleb 24 peatükk, Paulus ütleb seda oma kirjades ja siis ilmutus 11 ütleb meile, et on 3. tempel, mida ei ole Iisraelis praegu. Meil on ainult nutumüür ja ajakell siis 7 viletsusaastaks, miks me neid saateid teeme, on siis ajalooliselt tõestatud just nende profeteeringutega, mitmekordsete profeteeringutega, nii et kui Daniel ütles 2500 aastat seda tagasi, siis ütles Jeesus kordas seda 500 aastat hiljem ja Johannes siis veel mingi 70 aastat hiljem, kui ta Patmosel oma nägemuse sai, nii et ja tänaseks meil on siis osa sellest Danieli ilmutusest täidelend läbi selle, et Jeesus sündis, Jeesus ristiti, Jeesus suri ja sündis Iisraeli riik. Nii, 50 aastat juba on Iisraeli riik olemas ja nüüd on see viimane ots. Meil on puudu lepingu viimane aastanädal, ehk siis 7 viletsusaastat. Ja Piibel ütleb meile väga selgelt seda, mida me ka ajaloos näeme, Jesaajas, peamiselt Jesaajas on enamik, ütleme, Iisraeli sellised suured, Sakarias, väikestes prohvetites, et Iisrael muutub võitmatuks, väga selliseks võimukaks riigiks. Me näeme seda täna, pisikesest sellist abitust riigist on saanud väga võimukas sõjaline riik. Ja ega ta muidu ei püsiks. Ja muidugi, see ei ole nüüd kristlik võim, mis seal on, aga see on Jumala plaan ja Jumala plaan on alati nii targalt tehtud, et läbi kogu selle, mis kõik toimub, ka läbi selle pettuse, sõeluda välja need, kes tõde armastavad. Nii nagu Thessalonika kiri ütleb, et eksitus on tehtud nende jaoks, kes tõtt ei armasta. Nii et see on nagu meie igaühe endi valik, mida sa armastad tõtt või mitte. Jeesus ütleb, Jumalat teenitakse tões ja vaimus, aga inimesed võtavad ainult ühe, vaimus. Tõde on ära kadunud kogudusest. Ei saa olla nii, peab tõde ka olema. Jumalat teenitakse 2 talas, tões ja vaimus. Ja see nüüd on siis, algab Piibli profeteeringute järgi Danielile toetudes, ka Hesekel räägib, eks ole, meile sellest templist, algab siis templi ehitusega. Profeteeringute järgi viimane maailma valitseja ehitab selle templi Iisraelile. Ja sellega algab 7 viletsusaasta algus. Algus on rahumeelne, pärast läheb verevalamiseks. Ja seda arengut praegu nagu jälgides
et kui kiiresti on hakanud arenema nüüd see kogu Templimäe teema, see on lihtsalt uskumatu ja kui me siin Covidi ajal näitasime ja vaatasime neid asju, seal natuke räägiti juba ja et noh, see Templi instituut valmistub, seal kõik on need menorad ja küünlajalad ja kõik vaateleiva asjad ja preestrid ja asjad valmistanud ja tahavad hakata oma siis neid punaseid lehmi ohverdama, mis oli siis Vana Testamendis vajalik selleks, et siis pühitseda preestreid üldse minema templisse sisse, siis üks takistus on neil kogu aeg olnud. Ja see, et Templimäel, kus oli vana tempel, asub praegu islami mošee. Nii nagu sa ütlesid, midagi on selle islamiga. Ja midagi on tõesti selle islamiga. Ja see on huvitav, nagu ma siin 2 eelnevas saates olen öelnud, et just nimelt Trumpi valitsus ja tema siis väimes Jared Kushner on tegelenud nende niitide väga olulise tõmbamisega just selles suunas, et lepitada juute ja islamit. Muidugi, see on petlik. See kõik on pettus. Aga väliselt päris edukad selles olnud. Päris edukad. Ja on huvitav, et kui ma pakkusin, et Jared Kushnerist võiks saada võib-olla, ütleme, 3 aasta pärast, kui Trump lõpetab, näiteks järgmine valitseja, võib-olla ka antikristuse kandidaat, siis on huvitav tema juba see seisukoht, mis ta näiteks ütles ka nüüd selles Trumpi valitsuses, et tema ei võta ühtegi ametitooli, vaid tema tahab jääda mitteametlikuks Lähis-Ida suhete koordineerijaks. Mis on väga tark, et kui sa tahad ühel hetkel võimule tõusta, siis tuleb nagu puhas leht. Kui sa oled võimul, siis sa saad piitsa ja sinu kallal õiendatakse. Aga vaata, kui sa oled selline taustamängija, ühelt poolt sa tead kõik, koordineerid kõik, sul on kõik suhted sees. Ja siis ühel hetkel tuled nagu mees välja, puhas leht, ühtegi kala sul ei ole, mida kinni hakata, on ju. Et ma arvan, et see on päris tõenäoline. Aga kas see nii läheb, me ei tea, aga vaatame täna, kuidas need niidid on siis seotud, et kui me räägime, et meie ajakellaks on juudi tempel, siis on väga huvitav, et kui juudid ennem sellest sosistasid ja noh, ma olen palju videosid siin vaadanud ka viimaste aastate jooksul ja see on niisugune asi, millest nagu vaikivalt räägiti, siis tänaseks hetkeks kuulutatakse seda väga otse. Ja ma näitan kõigepealt ühe klipi Tom Hornist, kes on tänaseks surnud ja tema saatest, mille ta andis, nagu me siit alt vaatame, 5 aastat tagasi. Väga vana saade. Mees on surnud ise juba ka. Tom Horn on surnud juba tänaseks. Ja tema kirjutas siin raamatu Trump, Vatikan ja 3. templi agenda. Ja tema mõningaid siis taustu siin ka avab. Ja siin ta kohe näitab seda raamatut ka, selle kaant, nii et kui keegi tahab seda kuskilt Amazonasest osta, siis saab ka seda täiesti osta ja lugeda. Nii et ta siis räägib sellest, et kuidas Trump on siis juba esimese valitsuse ajal teinud siis tegelikult Netanyahuga siis koostööd ja rabidega siis selle 3. templi ehitamiseks. Nii et see töö on, ütleme, viimased 10 aastat, 7-8 aastat väga siis aktiivseks muutunud ja siin nüüd ta näitab seda raamatut siis. Vaata, see saade nüüd enne Trumpi võimule tulekut see on jälle. Nüüd Trumpi esimese võimu, see on siis 5 aastat tagasi. Tehtud see on saade. Siis nüüd see esimene siis jah. Nii, et see on siis nende see salane plaan, et jõuda selle templini. Nii et siin nad ütlevad, 5 aastat tagasi nad ütlevad ülisalajane plaan, täna nad enam seda ei ütle ülisalajane plaani. Me kohe selleni jõuame, et juba 5 aastaga on toimunud sündmustes väga kiire, oluline nihe avalikkuse suunas ja enam siis mitte nii salajane. Mis tähendab seda, et kui ma seda kõike vaatasin, siis ma mõtlesin ka, et huvitav
kuidas see agenda nagu on ehitatud, et kas see on nagu siis kas nad on nagu teadlikud piibliprohveteeringutes, ilmselt nad on teadlikud piibliprohveteeringutes, viskavad nad selle üle nalja või näevad nad piibliprohveteeringutes teatavat võimalust võimu haarata. Et see on ka huvitav, sest mingi taust sellel kindlasti on, see päris niisama tühjale kohale ta kindlasti ei ole tulnud. Ja siin ta siis räägib sellest, nii et ma pärast võin selle üles panna ja võite, see on päris vana saade, kus ta siis räägib ka sellest, et minu meelest tema oli see Billy Crone, neil on mõlemal üsna sarnane tehtud, et nad siis on teadlikud, me rääkisime sellest soomlasest Wyattist, kes kunagi siis leidis selle Ark of Covenanti, kuidas on siis lepingu laeka ja leidis ingli, seal seda valvati, ingel ütles, et see avaldatakse siis, kui on aeg ja rabid siis Iisraeli valitsus võttis siis selle paiga nagu kaitse alla, seal ei tohi kaevata, seal ei tohi keegi käia, see on siis Golgata mäe all täpselt Jeesuse risti löömise paigas, kus siis rist selle Jumala sõna lepingu laeka peale siis läks ja tegi uue lepingu. Laeka kaane peale siis tilkus läbi siis selle Golgata mäe pragude. Ja väidetavalt on seal all ja väidetavalt nad siis üritavad seda siis avalikustada uuesti, kui peaks siis olema aeg, vähemalt siis juudi rabid väidavad, sest Iisraeli valitsuse kaitse all on siis see mägi, nii et seal keegi sinna ligi ei pääse. Sinna ei saagi tohigi minna, sest need, kes sinna lähevad, surevad. Just. Ja teine on siis Billy Crone, kes on ka kirjutanud raamatu ja täpselt sama teema. Tegemist on, kui me alt vaatame, 6 aastat vana saatega. Nii, need mehed rääksid siis üsna detailselt tegelikult nagu sellest juba 6 aastat tagasi, kirjutasid raamatuid, aga lihtsalt asi on nüüd selle 6 aastaga väga palju arenenud. Ja nad siis ka toovad selle välja, et juudid on väga selgelt öelnud, et nende jaoks on just Trump see mees, kes ehitab templi. Ja nüüd see poiss, keda me siin vaatame, on siis... See suure habemega mõtled? see noormees, kes siis mingi pühakute podcasti siin peab, siis ja heebrea keelt räägib, ma arvan, et on äkki juut, siis tema nüüd toob siis selle tänase seisu. Ja et see on huvitav nagu vaadata nüüd 6 aastat vana podcast ja vaadata nüüd ja sa näed, kuidas wow, asi on ikka väga kiiresti edasi liikunud. Ja see on 2025 aasta, siis üks tähtis ortodoks juut räägib siin. Mida ta siis räägib, vaatame. Nii, vaatame siis, mis ta siin räägib. Nii, vaatame kohe, kus ta siin hakkab. Nii. Me näeme varsti kõik 3. Jeruusalemma templis, oli 2025 aastal öeldud. Nii, siin on järgmine. Vaatelevad on valmis. Kes see tegeleb? Kuldmündid on valmis. Ja nüüd näitab jälle seda. Meie ülesanne on tuua ehita 3. tempel. See on järgmine klipp, uudiste klipp. Nii. 3. tempel siis on tulemas. Need on kõik selle aasta alguse uudised. Nii. Ja mis on siis plaanis, kui me räägime ajakellast? Plaanis on siis, me oleme rääkinud siin juba COVID all punastest siis lehmadest, keda oli vajalik siis selleks, et preestrit sisse pühid, sest preesterkond on olemas, Templi instituut on neid treeninud välja ja nad harjutavad vaikselt seal ja moslemid on väga ärevile läinud seal Templimäel. Ja ütleme seda 6 aastat on olnud nüüd vaja just, et siuke Jared Kushner teeks seal koos selle, kas ta on Salemiga seal koostööd Araabia siis Ühendemiraatide printsiga, kes siis on vähendanud Jeruusalemma mäe tähtsust. Ja ma algul ei saanud nagu pihta, et miks ta vähendab seda tähtsust moslemite jaoks. Öelda, et ikka Mekka on oluline, ikka kuduge Mekkasse. Et see on olnud siuke taktikaline
võimu positsioonimäng, nagu ma ütleme, seda malemängu veidi jälgin, mõtlen, et mis võiks olla see käigu põhjus, et põhjus ei ole mingi heatahtlikkusega, vaid ma arvan, et põhjus on see just seesama, ma vist seda küll eelmine saade mainisin ka, et nagu meelituse ja kavalusega saada see templimägi enda kätte, jõuda islamistidega sellisesse kohale, et kuulge, teate, ehitame siia nüüd ühe templi, me kohe täna jõuame ka sinna, miks nad seda teevad, see on väga huvitav, kuidas seda kavalust aetatakse, et kui me ikkagi võtame selle Pauluse 2. Thessaloonika 2. peatüki välja öeldus, et ta tuleb kavaluse ja pettusega, siis see lihtsalt on nagu, see on nii hästi läbinähtav, kuidas see kõik liigub selles suunas. Ja siis ta ütlebki niimoodi, et Jared Kushner on siis püüdnud nüüd siis, teeb koostööd nii Netanyahuga kui selle bin Salmaniga ja siis üritab nagu liita ja lepitada ja leida sealt nüüd mingisugune koostöökoht. Bin Salman siis ütleb islamistidele, okei, see pole nii oluline, andke järgi natuke, las teeme siia midagi, templi ja pole viga on ja ma olen kogu aeg arvanud, et nad teevad selle tõmdurokki asemele, nad teevad selle islami selle asemele, sest nagu kui te piiblit vaatate, ma mõtlesin see juba paarkümmend aastat. See koht olema ju. Ja ma mõtlesin juba paarkümmend aastat tagasi selle peale, Jeesus ütles oma Matteuse evangeeliumi, et kui te näete hävituse koletist olemas kohas, kus ta olema ei pea, siis teadke, et on lõpuaeg. Ja ma tegelikult saan aru, et see islamistlik tempel on seal, tegelikult on juba ajamärk lõpuaegadest. Tegelikult see on juba ajamärk, see on juba see hävituse koletis. Nüüd, mida nad üritavad teha? Nad üritavad selle ümber flippida ja teha justkui nagu mingiks kõige maailma usundi templiks. Et nad lihtsalt on väga kavalad. Ütleme, me teame, et araabia inimesed on väga kavalad, nad oskavad, nad on head ärimehed ja kavalad ja läbirääkijad. Ja see on see, mis praegu siis lahti rullub meie ees, mida me näeme. Et nad üritavad jõuda poliitiliselt sellesse kohta, kus siis Lähis-Idas tekiks näiline vaherahu juutide ja islamistide vahel, ehitada sinna tempel, aga lõpuks panna sinna moslemistuma. Nagu ma ütlesin, vabamüürlaste kõige kõrgem aste on Koraan, on islam ja Jeesus ise ütleb, tuleb aeg, kus igaüks, kes teist tapab, annab au andet Jumalale ja see on ainult Ismaili poed, islamis tehakse seda, eks ole. Et see on huvitav. Rääkides vabamüürlastest, ma saan aru, et vabamüürlus on selline astmeline ja võib-olla selle esimesed, mitte see, et ma vabandaks seda, sest see on jumalatu süsteem ja Jumal seda kindlasti ei vabanda ja ta ei tunne üldse mingit kaastunnet selles asjas, aga lihtsalt öeldes, et ütleme esimese 3-4 aastme inimesed võib-olla ei teagi midagi, aga see, mis seal üleval poimub, see on ülimalt verine, ülimalt hirmus ja ülimalt radikaalselt Jumala vastane. Nii et selles mõttes see on saatana plaan panna ennast istuma Jumala valitud rahva, Jumala valitud maa templimäele, kus Jeesus Kristus risti löödi. See on tema unistus olnud sajandeid ja nüüd selle 3. templiga osaliselt tal see õnnestub. Osaliselt õnnestub. Ja see, kuidas meie praegu vaatame, me lihtsalt näeme, kuidas see lugu hargneb, aga me teame juba lõppu ette, et see on nagu filmi lõppu, vaatan ette juba filmi lõppu ja siis ma tean, kuidas see asi läheb. Seal on siis palju naiivseid inimesi, kes seda kaasa aitavad. No nii, vaatame neid, siin on väga huvitavad lõigud, see lihtsalt kui ma seda vaatasin, siis mõtlesin, see pimedus on ikka nii suur, nii nagu Paulus seda prohvetlikult ütles, et ta tuleb pettusega nende jaoks, kes tõtt kinni ei pidanud. Nii. Ta natuke edasi siit selle. Ja nad siis temaga väidab, see poiss siis väidab seda, mida ma olen ammu aastakümneid juba arvanud, et nad selle siis tõmmavad maha selle islami templi. Ja siin nad siis uudiste klippe näitab, kus ta siis väidab, et ta vahepeal näitab kirja kohta. Ja kui me siis räägime 2022, siis toodi need Texasest ja need olid siis nii-öelda kristlased, kes siis valmistasid need punased lehmad ette ja nüüd on siis
niimoodi, see poiss natuke eksib, ta on ühe asja jäänud, olulise asja tähelepanuta, et juutidel on 2 püha, Passoverit. Üks on kevadel ja teine on sügisel. Ja see tuleneb sellest, et Kristuses tõsteti see ohverduspüha kevadele, aga Mooseses oli see tegelikult sügisel lehtmaade püha ajal. Et see on juudi kultuuris kirjas, see on piiblis kirjas, Jeesuses tõsteti ta lihtsalt 2. kuupäevale. Ja see muudeti ja sellepärast nüüd tema ütleb, et see peaks toimuma aprillis, aga tegelikult ma vaatasin siin järgi, nad ei ole jätnud sel aastal seda ohverdamata, see toimub selle aasta septembri lõpus. See ohverdus. Siis, kui on nüüd see juutide vana ohverduspüha Moosese järgi. No siis see selgub. Ja. Et see on neil tõesti plaanis ja tema siin ütleb siis selle kuupäeva praegu, millest ta ilmselt eksib, aga siin on siis me oleme siis öelnud kõikidele juutidele maailma on kohustus teha kõik, mis on nende võimuses, et ehitada, tulla pühale maale ja siis ehitada tempel. Nii. Ja siis on isegi siin kutsutud Putinit seda ehitama, nagu te näete, need on ajalehe väljavõtted siin, nii et isegi Putinit on kutsutud üles 3. templit ehitama. Nii et see on väga huvitav. Nii, ja nüüd tuleb oluline koht, mida jälgida. Et me näeme siin siis president Trumpi kiipkaga. Fakt, mida ma ei teadnud, et president Trump arvatavasti siis 2017, ta siin ütleb... On olnud ju alati Iisraeli suur sõber. Ei. Just. Vaatame, Jared Kushner on asepresident, kuid see pole veel piisavalt imelik. Nii, vaatame, mis aastad. Siin on 2019 aasta True News. Nii et siis, kui ta ütleb, et 2 aastat tagasi, see on siis 2017 aastal pöördus president Trump judaismi. Mis tähendab seda, see poiss ütleb väga targalt, see tähendab Kristuse salgamist. Nii et kui keegi väidab, et Trump on kristlane ja kristlaste sõber, siis esiteks ta ei ole seda, vaid ta on ikkagi okultist, ta on kurjategija, ta on kriminaal, kõikide andmete põhjal, väga ta võib olla Ameerika president, aga andmed näitavad midagi muud. Ja millest ka Whitney Webb on kirjutanud oma raamatud rahvad väljapressimise all, kus ta siis näitab neid kuritegelikke sidemeid, võib-olla jõuab midagi mainida ka siin. Nii et 2019 aastal on see ametlik uudis siis, et Donald Trump pöördus judaismi 2 aastat tagasi ja ütles Valge Maja ametnik. Nii et Donald Trump on ametlikult judaismi pöördunud. Nii, ja mida ma siin ka saates rõhutan ja mida ka Senormes väga targalt ütleb, väga vaisli ütleb, et iga inimene, kes räägib sellest, et ta hakkab ehitama 3. templit, on antikristus või antikristusega messis, sest piibel ütleb meile seda, et ainult antikristus on see, kes ehitab templi. Nii et Trump kindlasti peab olema sidemetes, kaasa arvatud Jared Kushner, peavad olema sidemetes, sellistes sidemetes, mis piibel ei pea jumala kartlikeks. Nii et see on siis nagu messia ära lükkamine, kui sa astud judaismi, nii et need väited, et Trump on kristlane, see on puhtalt see, et inimesed ei tea tausta ja on teatud siis info ja faktid lihtsalt jätnud tahaplaanile. Nii, et ta siin on siis koos juudi Kahaabiga, et kutsub siis üles kõiki 3. templit ehitama Trump siis. Ja Sand Eredin pöördus siis Araabia maailma poole, eriti Ismaili järeltulijate poole, kutsudes neid üles 3. templites, mis on nagu väga kummaline, et siis juudid pöördusid siis islami maailma poole, et kuulge, et tulge siis nüüd ehitame selle templi üles. Praegu siis Araabia maailm ei ole väga positiivselt sellele veel siis reageerinud, aga me teame, et bin Salman vaikselt susib seal siiski selle nimel. Et siin on ametlikud uudised, ilusti ametlikud uudiseklipid, et keegi saa väita, et see on minu välja mõeldis. Ja teisne ütleb siis nii, et tegelikult on siis 3. templi ehitamine
Iisraelis alanud nüüd 2025, aga siis salaja. Nii et seal nad siis midagi juba toimetavad ja ette valmistavad, et see on ka siis kas eelmise aasta lõpust või selle aasta algusest pärit uudis. Nii et siis punased lehmad ootavad siis sügist ja seal vist võetakse üks lehm nendest ainult, on ju? Jah, 3 on lihtsalt valmistatud igaks juhuks. Niimoodi. Just, et viimase 5 aasta jooksul, ta ütlebki, on toimunud siis väga suur edusamm selleks, mis tähendab seda, et kui keegi väidab, et Trump toob meile mingi ajapikenduse, vastupidi, Trump on see, kes on katalüsaator ja lükkab meid antikristuse aega ülikiiresti. Et just nimelt selle pettuse ja kavalusega, mida ta siis esindab ja mille taga siis omakorda on Araabia ja valitsus ja paljud oligarhid siis, kellega ta koostööd teeb. Nii et siin siis me näeme seda, kuidas nad siis harjutavad seda niimoodi. Et see on siis see seaduse laegas, mis siis tegelikult esindas Jeesust Kristust, aga siin läheb asi huvitavaks. Et kui me räägime nüüd Trumpist kui mingisugusest toredast onust, siis jah. Et kes on näinud Stevens, just nimelt, ärme räägi välisest, sest Piibel ei ole kunagi käskinud meil välist vaadata, vaid sisemust ja tegusid. Ja Steven Spielbergi filmi vaadanud, kus ta näitab, kuidas venelased ajasid taga siis seda lepingulaegast ja siis kui nad selle kätte said, siis kuidas see valgustas ja siis põletas nad kõik ära, mis ilmselt lähebki nii, sest Piibel ütleb meile seda. Aga siis Donald Trump on siis siin Joe Rogani siis sellises väikses TikTok videos siis teemaks. Ta ütleb siis nii, et Mar-a-Lago, see on siis see koht, kus on siis Donald Trump ostis riigilt ära ühe siis suure siis ala, kus ta siis tegi enda residentsi ja sellega mingid siis ka vist oli mingi legaalne case sellega, aga siis seal selles mõisas asub siis selline asi nagu siis seaduselaegas. Nii et on endale teinud siis koju seaduselaeka, mis on ülimalt naljakas. Et nagu milleks on inimestel vaja seda ja siis Joe Rogan siis väidab siin, et see paistab päris täpne koopia olevat. Nii et jällegi selline... on saanud seda ikkagi pildistada. Just, et miks on sellit artifekti nagu endale vaja on ju, aga see näitab meile, millises ajas me oleme, millise vaimsusega meil on tegemist ja millise pimedusega meil on tegemist. Nii et siis järgmine, nii et päris kindlasti Trump on väga selline suur 3. templi toetaja, mis nii. Nii et ka selle siis nad ehitasid siis järgi, juudid ehitasid ka selle siis ja siin nad harjutavad siis seal seda ohverdamist, nii et selline tõsine selline siis käib seal. Nii et 2025 nad siis tahavad siis nagu alustada selle ohverdusega, mis ta siis ütleb, et kui siis alustada 2025 ohverdusega, siis 2029 peaks tempel valmis olema. Et nii palju see on aega antud nagu. Ja kui me vaatame agenda 2030, jah, kõik klapib. Ja täpselt Trumpi valitsusaeg lõpeb ka siis. Et ühesõnaga ajaliselt tundub, et me oleme ajagraafikus päris korralikult sees ja kes väidab, et me siin udu ajame või võtta piibli kätte ise kõik kuupäevad asjad üle kontrollida, jah, piibel räägib meile sellest väga selgelt ja piibel räägib ka, et kogudus võetakse ära enne, kui hakatakse templit ehitama. Nii et püha kogudus ja pühad inimesed võetakse ära enne, kui siis, ja seda nimetatakse suureks viletsusajaks, karistusajaks, jumala viha karikate ajaks, et need, kes seda viha ei ole siis nagu ära teeninud, võetakse ennem ära. Aga nüüd lähme järgmise asja juurde, millest... Tähendab, enne kui hakatakse templit ehitama, see teine tuleb maha tõmmata. Just. On ju? Just. Et väga kiiresti tulebki see asi ära teha. Just.
no eks me vaatame. Nii, ja. et arvatavalt see tänapäevase ehitustehnoloogia juures ei, seda kiiresti. Küll, aga et seda teine maha tõmmata, see on tohutu nagu poliitiline värk seal. Ja, aga seda ma just räägingi, et Araabia maailm teeb tõsist tööd selle nimel, bin Salman teeb tõsist tööd selle nimel, et see sünniks. Nii, aga nüüd veel üks asi, mis mind väga rõõmustas, et ma ei olegi midagi prohvetlikult valesti rääkinud, oli see, et COVID ajal ma rääkisin, et see, mis globalismis toimub ja ütleme Ameerikas Trumpi puhul ja kõik nii edasi, et see näeb nii väga välja, kui nagu ma olen öelnud, et piibel ütleb, heebrea nagu profeteeringud on nagu mustrid, mida võib nagu piparkoogi vormi võtta teatud aja tagant ja seda jälle kohandada, sest inimesed ei muutu. Kogu aeg ütleb, inimesed ei muutu, Jumal otsib vana jälle uuesti välja, eks ole. Et teatud asjad sünnivad mingi aja tagant jälle ühel sama mustriga, kummaline on. Ja oli siis selline, kui juudid viidi Babyloniasse vangi ja siis tuli valitsema selline kuningas nagu Cyrus, mis Küros, siis kuidas keegi siis hääldab, siis eestipäraselt Küros, ajalooliselt jällegi tõestatud isik, kes siis ütles, et aga teate, kõik usundid on toredad. Ja ta lubas olla seal juutidel ja ta lubas olla seal babüloonlastel ja seal oli palju erinevaid usundeid, keda ta oma riigis lõi, sest tal oli niivõrd suur riik ja ta leidis, et taktikaliselt on väga hea hoida riiki rahus, kui iga nagu usund saab oma asjaga tegeleda. Ja kui see hakkas siin COVID ajal nagu esile tulema, siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et apikene, et see on nii nagu piibelik, et see on ajaloos juba juhtunud, et see, mis praegu meil toimub, mingi siuke usundite lubamine, et see on kuskil juhtunud, siis mul tuli meelde see Küros. Aga ma ei teadnud, et tegelikult selleks hetkeks juba oli 2 aastat olemas selline huvitav asi, millest see mees kohe räägib. Nimelt on Trumpi ja Küürose münt. Tõesti uskumatu. 2 aastat oli juba. See on uskumatu. Mina ei teadnud seda, aga püha vaim prohvetlikult ja see on nüüd vana asi. Ja. Nii et kui ma võtan ta siia Billy Crowni teises saates on see vist nii, siis see onu näitab siin juba 6 aastat tagasi, 6 aastat tagasi neid münte. Näed, siin on Trumpi nägu peal. Nii et see oli 6 aastat tagasi juba olemas. Meie tegime saate siin mingi 3,5 aastat tagasi. Nii et see on väga huvitav. Ja ma ütlesin, et see väga sarnaneb sellega, mina ei teadnud sellest mündist midagi, aga jah, siin on ta siis näitab. Ja miks me ütleme, et Donald Trump on kindlasti antikristuse eelkäija, et kuulake, mida ta siin räägib siis. Nii, mis meil on siis? Esiteks meil on siin siis heebrea keeles, et huvitav, kelle tehtud see on? Täita, ikka Piibli instituut, et täita 70 aastat, see sama Taanili 70 aastat, siis, kus siis juudid välja rändasid ja välja viidi, pagendati Babyloonia pagendusse, et 70 aastat saab täis. Tähendab, nende põhimõte on see, mida nüüd juudid, nemad võtavad piiblit nagu inglise keeles on literally või nagu otsesõnu, et meie viime täide selle, et Jeesus tähendab, et tempel tuleb tagasi ja me täidame selle karistusaja. Kusjuures nagu, see on nii nagu huvitav, et nad ei räägi, et Jeesus tagasi tuleb kui messia, aga nad lihtsalt ütlevad, messia tuleb tagasi, mitte Jeesus. Et kui me nüüd teeme selle templi valmis, siis tuleb messia sinna sisse. See on nende väide. Nemad siis nagu tahavad inimlikult täide viia, mis nagu minu jaoks nagu Jeesust ei usu. Ja, et mis nagu minu jaoks tekitab nagu küsimus, et kui suur on see tegelikult pettus, sest kogu see seltskond ju teab täpselt, kelle nad lõpuks sinna panevad seal 3. kraadi mingi illuminaadi sinna paika, eks ole, nad teavad väga hästi, kelle nad sinna paika ju panevad, on ju. Et ega sinna ei saa ju mingi iga mats ja suvaline mingi onu, eks ole. Et see on huvitav, et kas nad kasutavad piiblit ära selleks, et oma teguviisi õigustada, et tuua see üks maailmavalitsus ja üks juht ja ütleme kogu see lihtrahvas siit minema pühkida ja tekitada mingi eliitklassi orjussüsteem on ju, ja kõik see ilusad loodusasjad kõik endale ärastada ja erastada ja siis need istuvad ja teevad ainult niisugust musta tööd, ma ei tea seda. Ma ei tea, kuidas need inimesed mõtlevad. Ma olen hästi palju erinevaid podcast'e vaadanud ja tundub, et nad nii mõtlevad hästi kummaliselt. Et kui keegi arvab, et ta pääseb, siis sa teed koostööd, kaastööd, allud, täidad oma nupukese tööd, aga suure tõenäosusega aitad kaasa hoopis iseenda hävingule. Et
et kui seda kõike vaadata, siis selline mulje jääb, et kui näiteks vaadata Whitney Webbi ühte saadet, mida ma siia korraks ette panen, kus ta räägib siis Trumpi sidemetest, ütleme, kogu selle süsteemiga, siis see on nagu ülihuvitav, sellepärast, et 50-ndad, tema läheb ju 50 tagasi, nagu ma ütlesin, see naine on kirjutanud siis, kui see näitas Whitney Webb, on Amazonis saada tema raamatud ja mina ütlen, ta on tõeline profet. Kui vana ta on? No ma ei tea, mingi 30-ndates ma pakun, väga noor ja kirjutas 2 raamatut rahvad siis nagu blackmailimise all, kirjutas Epsteinist ja nende võrgustikust ja sellest luurevõrgustikust nagu raamatud faktidega ja tasub teda jälgida, sest ta on väga tõemeelne ja saab asjadest väga hästi aru ja ma imestan, et ta veel elus on. Aga tema raamatud on olemas ja kes tahab, võib lugeda väga kõrgtasemeliselt ja väga faktipõhiliselt kirjutatud ja tema toob nagu näiteks välja 50-ndatest juba selle, kuidas siis loodi selline võrgustik ja mille kaudu, eks ole, tähendab, kui me loeme Kaini raamatut, ma olen rääkinud Kainist, eks ole, et Kaini järglased olid need, kes lõid kultuuri ja linnad. Nemad olid esimesed linnade ehitajad ja vabamüürlased peavad siis Kaini oma esiseks nii-öelda, esimeseks selliseks linnade ehitajaks. Ja nemad lõid rauatööstuse, kust hakkas siis sõjarelvi tehtama, eks ole, nagu seal öeldakse, et vilistid ei tahtnud oma mõõkagi juutidele anda, et nad ei õpiks relva tegemist, eks ole, ja nii edasi, et piiblis on palju näiteid sellest, et piibel ütleb väga selgelt, et Tuubal Kain sai siis kultuuri esisaks ja piibel on väga tark raamat. Me peame teda lolliks, sest me on ise lollid. Me oleme ise need lollid neitsid, need rumalad neitsid, nagu algkeel meile ütleb, lollid neitsid, et me ei saa asjadest aru, aga Whitney Webb tõestab ära, kuidas poliitikat juhiti läbi meelelahutustööstuse. Ja 50-ndatel olid siis selleks peamiselt mitmed muusikamogulid, ehk siis muusikatöösturid, kes Ameerikas siis olid biljonärid, kuna muusika hästi suurt raha sisse, ja nemad lõid siis omakorda selliseid pankasid Bahamale, kust ei saanud rahadele ligi, ei saanud kontrollida neid ja nii edasi, ja nemad olid ka siis poliitikute paikapanijad, ütleb, et need muusikatöösturid panid paika kõik Bushid, Clintonid, Reaganid, kõik järjest, kõik presidendid. Sest nemad rahastasid, raha tuli ju sealt, eks ole, aga nendel meestel ju omal raha ei olnud, on ju nii palju, et olla nüüd nii et nad olid tõsised biljonärid ja siis ta loetleb seal nimesid näiteks Brennami family näiteks, mis oli minu jaoks väga üllatus, sest me kõik oleme kuulnud sellist muusikat nagu Enya, kes olid siis Ameerika biljonärid ja Enya oli üks selline, ma tean, muusika, mida väideti 90-ndat on väga kristlik muusika, tegelikult on ta keldi muusika ja ma tean, ma isegi Einat päris palju kuulnud ilus muusika, aga tema tegi näiteks ka minu lapsepõlves ühes lemmikmuusikaga filmis Robin of Sherwood, väga ilus taustamuusika, mis seal on, tema tegi siis ka sinna filmile muusika ja siuke suur perekond, rikas perekond näiteks oli, kes siis olid sellised oligarhid, kes siis mõjutasid poliitikat. Et nemad tegelesid oma lõbustusmaailmaga, aga samal ajal tegelesid poliitikaga, et see oli väga huvitav. Ja siis näiteks, seal ta loeb, näiteks ütleb selline asutus nagu Department Homeland Security, ehk siis Ameerika rahvuslik siis nagu see turvalisuse, kuidas on siis department, osakond, tegeles siis tegelikult kogu uimasti äri ja sekskaubandusega. Nii et ühelt poolt nagu turvalisus, teiselt poolt 50-ndatel, 60-ndatel juba kõik see algas. Siis seal taga olid sellised mehed nagu Cliff Davis, Andrew Harrell ja Russell Simmon, kes siis lõid sellised suured plaadifirmad nagu MCA, CBS, CO ja seal taustal käis läbi raadiojaamade ja läbi plaadistusfirmade käis kogu sekskaubandus ja uimastikaubandus. Nii turvaline, keegi ei kahtlusta midagi. Ja on veelgi huvitavam, et nemad valisid, milline artist võidab, milline artist laulab ja Whitney Webb ütleb, et see oli täiesti illegaalne ja nemad otsustasid, kes on kuulus.
no siis tekib küsimus, palju see Eestiski nii on või palju see üldse on. Et suure tõenäosusega see ei ole nii, et tema võitis edetabelit. Ei, edetabeli võitis see, kes neile kasulik oli. Ja selle nii nagu need Eurovisiooni võitjad on. Just. Et ja selle tõestuseks on näiteks see, et nemad lõid hip-hopi ja räpi. Ja seal oli väga kindel poliitiline seos, et kui Wilkersoni ma kunagi lugesin, et rock on loodud selleks, et ütleme, tuua seks kirikutesse ja mõjutada vägivaldselt ühiskonda, siis on tõestatult, et nende agenda oli seotud väga suurte siis vanglavõrgustitega Ameerikas, mis olid siis eravanglad, erarahastusel vanglad, ärimehed lõid endale vanglad, nii hea, nii palju raha toob sisse, on ju. Ja ta näitab ka seal see GO ja mis siin oli, ja kuidas siis läbi selle, no siin on nüüd üks mogul, üks suuremaid, Clive Davis, ja mõte oli see, et kui me toodame hästi vägivaldset ja seksi täis muusikat, siis see paneb inimesed kuritegevust tegelema. Ja see täidab, ja meie teeme koostööd oma sõpradega, kes omavad vanglaid, ja täidame nende vanglaid. See on nagu üliõudne agenda, eks ole, et meile teeb see nalja, aga see oli tõeliselt tõestatud, noh, ta toob seal nii palju fakte, see Whitney Webb. Ja kui me vaatame seda meest, seda Clive Davist, ma ei tea, kes on vaadanud sellist multifilmi, mis oli vahepeal mul päris nagu lemmik oli, sest huvitavat huumorit on seal sees, kus on superkurjategija, et supervaras tähendab. Ja kus siis on nagu on mees, kes siis kedagi ei salli, ülirikas, üksinda elab, nii siin on see pildid, kindlasti olete näinud seda kõik supervarast, näete, siin on see mees, et kui te vaatate seda nägu, siis nagu selle mehe nägu siin on näha, vot siin sul on natuke teise peal, aga siin on näha, tema oli see supervaras ja tema omas siis tehnikat, omas tööstust, omas teadlasi. Ma ei saanud üldse nagu sellest filmist nagu aru. See tundus nagu fantaasiafilm, kui ma täna olen poliitikat õppinud, ma ütlen, see film on suurim iroonia ühiskonna üle. Sest see mees, kui sa vaatad, siis ta on täpselt selle mehe nägu. Lihtsalt on nagu copy-paste see mees, täpselt. Sest tema oli ülirikas, ja tema otsustas muusikamaailmas ja raadiomaailmas ja poliitikas väga palju asju. Ja nii nagu seal filmis, seal supervaras olid siis need minionid, kellele siis lihtsalt anti käske, mida need minionid põhiliselt tegid, tantsisid ja laulsid, näitasid tagumikku ja keelt üksteisele, sõid jäätist ja jõid kokteile ja siis vahel siis täitsid siis selle supervarga tahtmist, on ju. Mis põhimõtteliselt, et see valitsus vaatabki inimesi ja inimkonda kui neid minione, kes nende tahtmist lõbusasti täidavad ja nemad saavad siis teha seda, mida nad tahavad. Kusjuures kõige naljakam on see, et seal filmis on, see on päris vana film ju tegelikult, see supervaras, et seal filmis on olemas selline tüüp, kes siis selle supervarga vastu võitleb ja kes tahab kuud endale saada ja tahab kuu peale elama minna ja vehib seal mingisuguse püstoliga. Ja siis ma vaatasin ükskord Elon Muski mingit elufilmi, kus tuli välja, et Elon Musk on tõepoolest teinud täiskasvanute relvi, mängurelvi ja nendega mänginud avalikult. Ja ta tõepoolest on mees, kes tegeleb kogu aeg selle X-Space programmi ja Marsil elamiminekuga, et siuke tunne, et see on nagu neil on see Simpsonite multikas, et nad on oma agenda sisse kirjutatud multifilmi ja siis nagu selle supervargalgi, tal on nagu kodus on mingid hästi veidad, et ta võtab mingid kodutud lapsed enda juurde, siuke, kogu see pedofiilia teema on seal sees, siis tal on mingid imelikud siuksed, neid lapsi kuidagi hoitakse kastides ja piinatakse ja niisugused nagu imelikud asjad on seal filmis sees, aga kui sa nagu seda poliitikat tead, siis mõtled, appiga nad on ju räägivad sulle sellest, mida nad kavandavad, et kuidas nad naeravad tavaliste inimeste üle, aga kuidas nende agenda ja millega see multifilm lõpeb, on see, et neid minione hakatakse süstima, nad kõik lähevad lolliks peast. Ja sa mõtled nagu, oota, kus ma seda nagu olen näinud? COVID on ju, või järgmine pandeemia, eks ole. Või võtad Mary Baxteri raamatu, eks ole, et nad hakkavad süstima ja inimesed on kuskil seal sõjaväe kontrolli all ja peavad tehastes tööl käima ja poes ei tohi käia ja igal pool neid kontrollitakse sõjaväega. Et vaadake see supervarast, see lihtsalt on nagu nalja kaudu räägitud nagu film.
ja tema siis tõi sellise mehe nagu Didi, kes oli tema armuke, kuigi ta oli abielus, oli tal avalikult siis meesarmukesed, kõik teadsid seda ja tema siis tõi, nii et kui te näete YouTube'is neid Didi lugusid, siis eesmärk oli siis läbi selle seksi kontrollida kuulsusi, tekitada, kõike filmida, dokumenteerida ja selle läbi siis ütleme inimesi sundida oma agendas osalema, et kuule, aga kui sa midagi ütled või teed meie vastu, siis me võtame need ja need pildid ja filmid välja ja me paljastame su ja paneme su vangi ja nii edasi, eks ole. Noh, nagu Didi endaga juhtus, nagu Epsteiniga juhtus, nad kõik on ühes sellest samast nagu kuritegelikust ja miks ma sellest räägin, on väga huvitav, et seal siis osalesid sellised mehed nendes plaadifirmas nagu Russell Simmons ja tema siis selline nii-öelda kasvandik, keda ta oli koolis saadik, no ilmselt pedofiilne suhe oli koolis saadik, koolist ära toonud ja kooli viinud terve tema mingi põhikooli ja ma ei tea, mis ja et kui sa oled vaadanud Anneke Lukast ja Rachel Deloufi ja palju teisi, kes on sellest seksvõrgustikust välja pääsenud, siis nad ütlevad, nad kontrollivad su elu just lapsest saati, noh, käivad sul koolis vastas ja ühesõnaga kasvatavad sind teadlikult ja tahtlikult satanistiks. Et sa pead andma neid vandeid seal, et ma tahan saatanat teenida ja omama selles pedofiili võrguses lapsena. Et sellest on väga palju dokumente. Ja nemad töötasid sellise mehe koos nagu Bett Retneriga ja see Bett Retner oli siis vaat siin ja tema oli siis Hollywoodi tegevdirektor ja pidi Ameerikast põgenema siis raskete seksuaalkuritegude pärast, mida ta siis selle mehega koos olid Indoneesias, see on siis plaadifirma omanik ja see on siis Brett Retner, Hollywoodi direktor, nii et ta läks Ameerikas kohtu alla ja kuhu ta põgenes? Iisraeli. Netanyahu andis talle puutumatuse ja Netanyahu kutsus ta paari nädala pärast oma mingisuguse suure mingi UN kõne aukülaliseks. Nii et kui me räägime nüüd, ütleme, kolmanda templi taust sellest süsteemist, see on kuritegelik, see on ülimalt kuritegelik. Netanyahu ja eelmine peaminister oli Epsteini saare põhikülane. Arafat oli pidev külaline Epsteini saarele, kus oli siis tegeleti laste ohverduse ja pedofiiliaga. Ja Brett Retner siis, ja kui nüüd siis Trump tuli valitsusse, siis tema kutsus tagasi ta Ameerikasse ja just nimelt seesama siis seksuaalkurjategija mitte ei läinud süüdi, vaid tegi Donald Trumpi naisest Melania Trumpist siis dokumentaalvideo, eluloo video, no mis on muidugi vale, on ju, aga noh, nii selleks on ju. Nii et ühesõnaga, me räägime, need on lihtsalt sellised vihjed, kuidas tegelikult kuritegelik maailm üksteisega suhtleb, kuidas on, ütleme, meedia, raadiod, muusikatööstus, kõik sellises ilusas, keerulises seoses ja need mehed siis on kasutanud oma siis, noh, siin ta näitabki, et nad on siin, see on see CEO vanglad, kellega nad siis need plaadifirmad koostööd tegid ja keda nad siis, kes said siis rahastuse ja noh, kõik need sidemed CIA-ga, kuidas CIA on nendega siis seotud ja kuidas, ütleme siis ju Ameerika siseturvalisus 911 kuulub ju tegelikult Iisraelile, Iisrael tegelikult kontrollib ja kui me teame, et Iisrael on maailmas üks võimekam AI kontrollija, eks ole, ühesõnaga, et tegelikult me näeme seda piibellikku täitumist, et see maastik Ameerika koostöö Iisraeliga ja lähedased sidemed Netanyahuga ja Jared Kushneri ja Trumpi ja nende perekondade vahel, et see ilusti nagu valmistab ette selleks, et luua see, mida nad siis praegu loovad, seda kolmandat templit ja kui me nüüd siis vaatame natukene edasi siit, ta näitab siis seda ja mida nad siis väidavad, et siis tahavad ehitada selle siis ja nüüd see on kõige huvitavam koht, et kui te nüüd vaatate, need on suured plakatid, mis on siis Iisraelis üleval. Trump on siis Iisraeli suur sõber. Trump teeb Iisraeli taas vägevaks ja suureks, näete. et
me näeme siin piibellikku prohvetlust, et Trump ei ole tore inimene, Trump töötab kindlasti selle pettuse eesmärgiga, et nagu me teame, et piibel ütleb, et see valitseja tuleb Iisraeli, aga ta hakkab ise juute tapma. Aga tal on kõigepealt valitsus vaja saada, aga valitsuses ongi vaja pettusega saada kõigepealt. Nii et kogu selle templi taustal on ja tema siis väidab siin, muidugi tema on see tekst kindlasti ette antud, et see mees, Donald Trump on see president, kes saab asjast aru ja kes saab aru, et tegemist on siin õige asjaga ja usuga ja aitab Iisraeli riiki ja meil siis kui juudi rahval taastada tempel. Ja mina mäletan juba 90-ndatel räägiti sellest, et kui tulevad sellised mehed, kes ütlevad, et meie aitame Iisraelis templit teha, siis te teate, et need on antikristuse saadikud. Kes seda sellel ajal rääkis? Mäletad? Minu koguduses rääkis seda peamiselt vist Peeter Roosimaa. Tema oli siis kes oli üks väheseid, kes sellest teemast päris palju rääkis ja kellega sai sel teemal räägitud. Nii. Huvitav, mis ta praegu räägib? Ta on kirjutanud teise raamatu, ma ei tea, mõnedes asjades ta on oma arvamust muutnud, ma ei oska, ma ei ole kunagi küsinud ta käest, aga jah, tema oli see, kes ta väitis. Et ta kunagi väitis, et kogudus võetakse üles, nüüd ma vaatasin, tema raamatus oli see, et kogudust ei võetud üles, kogudus läheb viletsuse aega, mina sellega ei nõustu, ma olen ise piiblit nii palju uurinud, et sel juhul me peaksime paljud kirjakohad lihtsalt ära pühkima piiblist, et see muutub vastuoluks, näiteks see, et 2 on ühes voodis, 1 võetakse ära, et see kirjakoht muutub mõttetuks, tähendab. Et kui salajast ülesvõtmist ei ole, sest see ju ongi salajane ülesvõtmine. Lõpus, kui Jeesus tuleb juba avalikult ja hakata kedagi voodist ära kiskuma, siis lähme kõik kohtu ette juba, et see piibel räägib meile sellest väga selgelt. Aga nüüd on üks väga huvitav intervjuu siin, et kui me rääksime islamist, et mismoodi see islam siis sinna sisse tungib ja mismoodi nad selle tõmde rokiga hakkama saavad, siis kuulame, mida onu räägib. Ja nüüd tähtis onu. Ja siis see mees ütleb ka, et see noor mees ütleb, et see on ikka väga petlik asi, mida siin räägitakse. Ma panen selle kommentaari edasi ja mida see onu siis räägib. Et ta küsib siis, kas Rooma ja Vatikan lähevad kaasa. Ja siis tema väidab, et on olemas USA-s 30 000 kristliku konfessiooni, nii et et me sageli jääb siin saades mulje, et me räägime väga palju Ameerikast ja ütleme Euroopa usumaastikust vähe räägime, aga me peame ka ühe asja selgeks tegema. Ameerika on see kese. Mina usun, et see on see müstiline Babylon, ütleme, kui see juba Pentagoni märki vaadata, et neil on see kuusnurk, mis on ju nõidussümbol, eks ole, see Pentagoni maja ja kõik, mis seal toimub, see sõjaline ja Daniel ütleb, et ta on sõjaline kuningas ja ütleme, et kõik asjad, mis ütleme, Facebook on sõjaline tellimus, eks ole, see loodi sõjalisel eesmärgil, meie mobiilid on sõjaline tellimus. Enamik asjad, mis siin toimub, ütleme 5G, see kõik on sõjaline tehnoloogia, mis kontrollib meie elusid. Selle taga ei ole tavainimesed, selle taga ei ole poliitikud, selle taga ei ole firmad, selle taga on sõjaline. Vaadake Whitney veebi, ta toob teile dokument. Need on kõik tarpa tellimused, need on kõik sõjaväelised tellimused, seal taga on Iisraeli sõjaline võimekus ja nii edasi. Et piibel ütleb, viimane valitseja on sõjaline valitseja. Ta toob ütleme nagu natsivalitsus oli, eks ole. Et miks nad ütlevad, see on 4. tööstusrevolutsioon, eks ole. Mis oli 4. 3. tööstusrevolutsioon, 2. maailmasõda. Nii et me peame panema punktid kokku, mida meile tegelikult öeldakse. Ja siis ta ütleb nii siin, et ta siin jahub natukene nendest lunastusteemadest, ta jääb siin natuke soga siin. Aga siis ta ütleb, et kes tulevad siis sinna templi kummardama, need saavad osa lunastusest, nii et siis see poiss siin väitleb vastu kirjakohtadega, et see on täielik valeõpetus, et mis mõttes et Jeesus Kristus tegi lunastuse läbi enda, aga juudid ütlevad, et nüüd me teeme selle uue templi ja kes sinna kummardule tuleb, see saab lunastatud. Et see, mis sünnib, on väga kaval ja väga õel, mis nad selle templi kaudu teha tahavad. Nii. Ja siis ta ütleb see mees siin,
aga vaadake ringi, näete, siin on nii palju erinevaid inimesi Jamaikalt ja USA-st ja Argentiinast ja Inglismaalt ja igalt poolt, et nii tore Indiast ja kõik näed, et me kõik saame kokku siin Jeruusalemmas ja see on niisugune rahvusvaheline koht ja siis me kõik mõistame üksteist ja räägime ja oleme üks rahvus ja kummardame ühte Jumalat ja näete, see Trump aitab meil seda, see president mõistab, näed, ta ütleb. Tema saab aru, Trump saab aru. Me ei räägi poliitikast, me räägime Toorast. Ja põhimõtteliselt nad väidavad, et nad tahavad Toora kui sellise just kui tuua mingiks maailma usundiks. Nii, Kristusest ei ole sõnagi. Ei, Kristusest ei ole sõnagi, islamist ka ei ole praegu sõnagi. Nii, et see on nagu väga huvitav, et tema siis väidab, et see tempel saab siis selleks, kuhu siis kõik tulevad ja hakkavad seal, siis ta näitab seda nii. Aga nüüd räägib see sama mees edasi. Ja mis ta siis ütleb? Et kui me rääksime moslemitest, meil oli ennem jutt pooleli. Nii. Ja siis ta ütleb niimoodi, et kõik olid moslemid. Et moslem tähendab täiuslikku. Ja Koraani järgi sa oled täiuslik, et Abraham oli moslem, Mooses oli moslem. See on juudi õpetlane, kes ütleb. Nii. Saad sa aru juba nagu seda tasandit, kus see pettus algab. Ja nende messias on Madi. Me oleme sellest oma saadetes rääkinud, et nende messias on Madi. Jah, sellest on räägitud, jah. Eks ole, islamil. Aga nüüd juudid ütlevad, et see nüüd, kes see messias tuleb, ongi Madi. Ja sina küsid, kuidas siis islam võtab igal pool praegu kohta üle? Aga nad valmistuvadki selleks. Vaata, kuidas see pettus on käinud, et juudid juudi rabid ise ütlevad, et aga see ongi Madi, kes sinna tuleb sinna meie templisse. Islami Madi. Jah, sest islam ootab ka oma seda, on ju. Just, et ülikummaline, eks ole, et me näeme, kuidas nagu see asi nagu lahti hargneb, et see pettus on nagu nii tasandil ja see ei ole ainult poliitikas, see ei ole mitte ainult kultuuris, vaid see on ka rabide tasanditel, et see on nagu ülihuvitav. Nii et see on täiesti sellised ametlikud väljaütlemised, et oi, pole probleemi, me kõik moslemitega koos ehitame selle uue selle, et sina küsid, et kuidas nad selle tuumteroki hävitavad. No sellega lihtsalt kaasavad islami usulised sinna, et ütlebki, et aga näed, mis siin on, pole probleemi. Me oleme ju tegelikult kõik usume ühte Jumalat ja kõik on hästi ja tulevik on helge ja need, kes selle vastu on terroristid. No, mis sa arvad, kes see terrorist on? Terrorist olen mina, terrorist on kõik, kes siin tõde räägivad, nad on radikaalid, see mees ütleb, nad on kõik radikaalid, terroristid seal kõik on ja kes vastu on. Et siis sa saad aru, miks ühel hetkel jõuab see asi sinna, et kui sa ei võta seda märki, siis hakatakse tapma. Ma arvan, et see märk, mis tuleb, see ei ole ainult rahaline märk. Sa oled vihkaja. Ja just, sest Whitney Webb toob ka selle välja, et kes seda ju ajas, me oleme rääkinud Noahiidi seadusest, eks ole, mida juudid tegid, ja just nemad tõid selle vihakõne seaduse sinna sisse. See on ülikaval, on ju. Ja need on just ortodoksid juudid, satanistlikud juudid, me ei räägi selline normaalsetest juudidest, eks ole, kes rahvuselt lihtsalt juudid on, vaid need on teatud inimesed, kes tahavad võimu ja satanismi ja ma arvan, et see märk seostatakse just nii, nagu siin on see juudi, kui sa uuesti näitad, eks ole, et ma arvan, et sellel siiruse koinil, kus siin Trump peal on ja mis on kuidagi templiga seotud, see on ettevalmistav. Me peame seda väga tõsiselt võtma. Väga tõsiselt, sest Trumpi üks agenda on tuua krüptoraha. Nii et see on juba siin mõtteliselt seotud ülemaailmsusega läbi siis selle, et Küürus oli ülemaailmne juht. Ja teine asi on, see on seotud Babyloniaga, mis tähendab seda, et sinna on ka islamimaailm haaratud ja kolmandaks, et see just nimelt on raha. Miks see peab olema münt, miks see peab olema raha? Sellepärast, et see on see krüptoraha, mida nad tahavad tuua, mida valitsus saab kontrollida ja öelda, et aga nii, sina täna raha välja ei võta, sina täna osta ei saa, sina sured nüüd nälga. Kuigi on tema seda ütelnud, et sularaha peab jääma. Tähendab, ärge uskuge kõike, mida Trump ütleb. Trump ütleb ühte, aga teeb teist.
et reaalsus on tegelikult see, et on olnud Epstein ja Epstein oli üks, kuigi ta oli, ütleme, luuraja, ta oli ametlik luuraja, tal oli isegi oli see kaitse peal Ameerika riigi poolt, et ta on top intelligent, eks ole, et teda ei tohi puutuda nii edasi. Aga tema oli üks krüptoraha väga suur arendaja koos Donald Trumpiga. Trump on kogu aeg Epsteini, ütleme, meeskonda kuulunud sisse. Jällegi võtke, vaadake Whitney Webi raamatuid, Nation Blackmailing. Üks Trumpi suur sõber siin Euroopas. See riik võttis konstitutsiooni vastu seaduse, et kõigil peab olema õigus sularaha. Oli. Ja seal kindlasti... Ungari oli see, kes tegi sellise seaduse. Et me peame nagu mõistma, et... Ei, ma räägin, et noh... Me ei tea neid tausta, eks ole, et miks nad teevad neid pettusi, eks ole, et see ongi see, et midagi kuskil rahustada, midagi teha kokkuleppeliselt, võib-olla Ungariga oli kokkuleppe, me teeme head, et näidata, et ma olen hea, eks ole. Võib-olla Ungari on ka, ei olegi nagu selles süsteemis, me ei tea, on ju. Ma ei oska öelda tausta, et seda peaks natuke jälle ka kaevama ja uurima, et mis seal tausta, ma pole uurinud seda, aga ma lihtsalt räägin, et praegu oluline on see, et Trump seostatakse juudi templi rahaga, mis on ülimalt oluline. Et kui ma täna hommikut sain tõsiselt naerda, kui ma vaatasin seda uudist, mida sellesama poiss näitab siin 12 tundi tagasi, see lihtsalt oli nii naljaks, ma tõsiselt, ma sain nalja, mõtlesin, et vahepeal nutad ja vahepeal naerad, sest need uudised on lihtsalt nii naljakad. Ja see on nüüd ametlik uudis. Nii, ja ametlik uudis oli see, et Trump väljastas TikTokis sellise AI tehtud pildi, et tema on järgmine paavst. Kas ta ise väljastas? Jaa. Ma mõtlesin, et see on kellegi nali. Ei ole. Siin ta räägib sellest ja see oli siis... Kuule, aga Trump teeb nalja seal vist. Ma kohe räägin. Vaat see ongi, et sa ei saa aru asjast, sa oled jälle see tüüpiline inimene, kes pealiskaudselt mõtled ja ta siin näitabki, et just, mida ta näitas praegu, see on Ameerika ametlik White House leheküljel. See ei ole telline suvaline TikTokis, see on ametlik Valge Maja lehekülg. Nii. Ja ma kohe seletan ära, miks ma ka natuke mõtisklein selle, mis selle taga on, ma kohe räägin teile. Keegi jagas seda küll ja ma mõtlesin, et see on suur nali. Ja siin on, eks ole, see sama lause, mida ta ütleb, me oleme minemas kuldsesse aega. Kuldsesse aega on vabamüürlik sümbol siis sellest, et me toome siia maa peale rahu ja ütleme siis Lucifer valitseb ja nii edasi, et noh, seda võite ise uurida, seda kuldsaega terminoloogiat ja see on ka Valge Maja leheküljel üleval. Nii. Ja kui nüüd siis ta paneb sellise asja ülesse ja paneb siis iseennast kui järgnevat paavsti ja siis on nii huvitav, et ta annab ka siis siin intervjuu, ametliku intervjuu paavst, ma kohe panen siia alla need subtiitrid ka, et näeksite, et ja siis muidugi katoliku maailm hakkas selle peale siis häält tegema, nii, ja siin küsitakse ta käest, et kas te tahaksite olla paavst? Jaa, mina tahaksin olla järgmine paavst. Nii et see ei olnud TikTok video, ta ütles seda siin ja ma tahaksin olla paavst. Mul pole eelistust. Nii. Ja siis ta siin arutleb selle üle ja siis siin mõned suuremad ninad hakkasid selle peale ütlema, et aga see ikka pole ikka päris kena, mis ta tegi, Rooma kardinal, et noh, see ikka polnud päris viisakas, mis see Trump tegi. Ja siin on siis Donald Trumpi väljaütlemine, mis ta siin ütleb, et ma olen 2 korda valitsuses olnud ja juhtinud seda maad ja ta ütleb ka, et mitte ainult seda maad, vaid ka kogu maailma. Nii. Et Trump on väga tugevate väljaütlemistega mees ja see ongi, mis on nagu inimeste puhul rumal, et nad mõtlevad, Trump teeb nalja. Te peate mõistma, see ei ole nali. Ta mõtleb seda, mida ta ütleb. Ja ma olen alati öelda, et jälgi inimese nalju. Kui inimene viskab millegile nalja, see on nagu tõsine asi, seal taga võib olla väga tõsiseid asju. Nii.
siis ta räägib siin sellest ka sellest ajakirjast, kus ta väidab, et ta on siis maailma valitseja, siis see poiss ütleb ka, et miks alati kõik need kuulsused ennast alati ühe silmaga lasevad kaante peale pildistada, nii et kui te näete kuskil sellist märki, ka Eestis on mitmed ajakirju sellise märgiga, kus siis on teada, et tegemist on vaba müürlusega ja okultismiga, see on siis see kõikenägev silm, mis on ka meie rahatähtede peal, et see on siis alati nagu sellega seotud ja siin ta siis ütleb, et Kaane lugu, kus siis ta esimest 100 päeva tähistas, nii et naljakas, et jällegi nagu musta taustaga ja siin on siis ka tekst, mis ta siin ütleb. Mina juhin riiki ja maailma. Nii et ütleb siin kaane peal, mina juhin riiki ja maailma. Nii et ma mõtisklesin natuke üle, et mis võiks olla selle taga ja see vastus tuli nii kiiresti. Maailma valmistatakse juba pikka aega, ütleme juba COVID-i ajal, me olime poliitika, me näitasime neid 10 riike, mis kõik ühtemoodi, ühesõnaga keegi oli teinud klipi erinevatest uudistest üle maailma, kus siis kõik ütlesid, me ootame uut liidrit, me ootame ühte liidrit, me ootame ühte liidrit, me ootame maailmakorda, me kuulutame uut maailmakorda, me kuulutame uut maailmakorda, ühte liidrit, eks ole. Ja kui nüüd Ameerika president, kelle peale kogu maailm vaatab, mida on väga lihtne ju EIA-s välja arvestada ja näha, et tõesti, praegu on tähelepanu väga-väga Ameerika keskne, sest ta on riik, mis otsustab väga palju oma sõjalise võimsuse ja võimekuse ja kaubandusliku võimekuse ja kõige muu poolest ja ütleme ka selle Lähis-Ida teema pärast, siis nad valmistavad sõnum, tähendab, Daniel Raamat ütleb, ja tuli üks väike sarv, viimane sarv, väike sarv, kel oli väga suur suu. Nii et kui me rääkisime ennem, et poliitikuid juhtis tegelikult meediakorporatsioonid ja Hollywood ja kogu see taust, eks ole, kus tegelikult rahastused tulid, siis Piibel ütleb meile, kust kaudu maailma juhitakse. Läbi meedia. Ja see on nagu sisestus ja ettevalmistus. Paavst suri ära. Aga nüüd tuleb järgmine paavst, kes Donald Trumpi isikus saab ka poliitiliseks juhiks ja maailma juhiks. Et see, mis tegelikult toimub, seda nimetatakse satanismis mõtteseadistuseks. Et inimesed valmistatakse ette, mida Piibel meile ütleb. Ja see mees, kes viimane valis tuleb, asetab ennast, 2. Thessaloonika 2. peatükk, asetab ennast üle kõige, mida nimetatakse Jumalaks ja Jumala teenistuseks. Tema ütleb, mis on Jumala teenistus. Ja sina ei saa midagi teenida, mida sina arvad, et sina tahad teenida. Ja ta nimetab ennast Jumalaks. Piibel ütleb, ta on poliitiline juht, kes on ka vaimne juht, religioosne juht. Ja võt see on see, ja see on nüüd 17 tunnis tehtud uudis sellel noormehel. Nii et asjad arenevad väga kiiresti peale seda, kui paavst nüüd suri. Ja kuskil oligi jutt, et see pidi viimane paavst olema. Just, eks ole, seda nad seal ennustavad ja räägivad ja selle poisil on ka sellest eraldi saade tehtud, sellest profeteeringust, mida ta ka ütleb, et peab veidi kahtlaseks, aga et ma jätan selle video, te saate ise seda vaadata. Nii et me näeme 2 asja arenemas. Trump on ilusti mingil põhjusel ja järgmisel hetkel juba ta nimetab ennast paavstiks. Jah. 6 aastat tagasi oli ta lihtsalt sellel templi mündil ja 6 aastat hiljem ta ütleb, ma juhin maailma ja juhin. Nii et ma just tütar tuletas meelde, et Simpsoni multifilmis on, mis on ju ka nende endi käes, see on Epsteini listi Saare külasta, kes on teinud see Simpsoni multikad, et see on sellised nõidusmultikad või ütleme, nende agendad on sinna sageli sisse kirjutatud, siis Trump väidetavalt mõrvatakse, eks ole. Simpsonites. Simpsonites on sees, et Trump nagu mõrvatakse või siis ma ei tea, ohverdatakse või mis iganes, eks ole. Et see on nagu huvitav, aga oma töö ta praegu teeb, et inimesed harjuvad selle mõttega, et aga miks meil ei või olla siuke tore, nagu sina ütled, tore, Trump teeb nalja ainult, on ja mina ka naersin, kui ma seda Trumpi välja ütleme, sest ta lihtsalt on, Trump on ja ma usun, et ta väga teadlikult valitud selline, ta on naljakas, ta on koomiline, ta on tõsiselt, ma nüüd ütlen, ta on totu, on ju. No ei, ta ei ole totu. Mina arvan, et ta ei ole totu, ta on lihtsalt, ta on ärimees, ta teeb suurt raha, ta teeb suurt pettust, aga sellise koomilise olemisega võidab ta inimeste poolehoiu, sest inimesed ei võtta ta tõsiselt. On ju, siuke nunnu, tore, on ju. No üldiselt ikka võtavad tõsiselt. No ja
kristlased võtavad tõsiselt tema pettust, et see on minu jaoks kurb. Nii et siis ta esindab ja mis on üks asi veel, mille peale ma mõtlesin, et kui piibel ütleb meile ilmutuse raamatus, et see viimane metsaline hävitab Babyloni hoora, sest ta vihkab seda naist. Ehk siis, mis on ka nüüd selle sama paavsti ju profeteeringus, et viimane paavsti ajal hävitatakse 7 mäel asuv Vatikan, on ju, piibel räägib ka sellest ilmutuse raamatus. Mis tähendab seda, et ütleme, Vatikan on ju väga suures osas kontrollinud poliitikat, neil on omad pangad, omad rahad, ütleme, et ma usun, et on tegemist, nii nagu ta ütleb, tema algne osa on Babyloni nõiad, et nad seal toimub nõidusteenistused, ohverdused, asjad, kõik muud, siis see, kes nüüd tuleb, tahab troonilt lükata selle. Kõige parem on seda pilgata. See tähendab seda, et ühelt poolt nad tõmbavad islamiste ära templimelt ja teiselt poolt vähendavad katolikku võimu. Et saaks tulla see ühe religiooni juht, sest vaata, katolik on praegu, nagu ma ütlesin, ta on maailma, nagu Spencer tegi, ma soovitan Spencer Mitti viimaseid saateid vaadata, see on maailma suurim valereligioon, seal on väga palju inimesi seal hulgas ja see on vaja kuidagi võimult kukutada. Ta on aidanud seda agendat täita, aga ühel hetkel teda ei ole vaja. Viimane paavst ajas ju seda agendat väga hästi ju. Just. Oli ju. Nii et meil on vaja jõuda sellesse kohta, kus see fookus läheks ka katoliku kirjud ja mis on parim? Teha nalja selle üle. Et kui sa midagi naeruvääristad, siis inimesed ei võta seda tõsiselt. No. Et see on jällegi üks mõtte seadistamine, et näiteks kui võtta klassi kiusamine ja kui mingid klassikaaslased hakkavad kellegi üle nalja tegema, siis ta võib olla ükskõik kui andekas, ükskõik kui tubli, ükskõik kui silmapaistev laps, mingil hetkel inimesed ei võta seda tõsiselt seda last enam. Või töökohas, või mõnel õpetajal. Sa hakkad kellegi üle nalja heit, see on see. Algul on see nali süütu, aga aja jooksul muutub see, et inimesed hakkavad uskuma seda nalja. See on huvitav ja see on väga-väga õel viis asjade väärtust vähendada. Näiteks perepsühholoogias on selline asi sees, et kui mees hakkab nalja tegema oma naise üle, ma olen see kuskilt pereloengutest meelde jäädnud, et see on väga suur ohumärk, et see mees tõenäoliselt ühel hetkel petab naist ja hülgab perekonna. Ja ma tean päris mitut juhtumit, kus ma olen ise kõrvalt näinud sama süsteemi. Algul olid naljad ja siis ma ütlesin, ma tean ühel hetkel, et vaata inimeste nalju. Inimeste naljad on need on sellised nagu avalikud naljad, eks just, ole. Just avalikud naljad, aga ma teen ju nalja selle üle. Aga kuula inimese nalju ja ma nägin, kuidas inimesed lahutasid perekonnad, jätsid maha lapsed, aga naljad olid ennem. Naljad, mis nagu panid sind võpatama, et aga see on päris naljakas, et nagu miks sa ütled selliseid asju, on ju. Ja tänaseks need perekonnad on lahus, lahutatud ametlikult juba 10 aastaid. Et piibel ei õpeta meid tegema, piibel ütleb rumalad tühised naljad, mis ei kõlba. Kristlane peab olema tõsiselt võetav, ta ei saa teha nalja ei oma laste üle, ei oma abikas. Ütleme, kui vanemad teevad, lastepsühholoogias jälle hea näide, lapse vanemad teevad, sa oled see kohmakas, sa oled see totu natuke, sa oled see paksukene, on ju. Ja siis kuuled, kuidas need lapsed nagu saavad täiskasvanud, siis hinge haavad, neil on enesehinnangu probleemid, neil on ju. Aga see oli ainult nali. Tegime ju, et tõsiselt ei mõelnud. Õpetussõnades öeldakse, ära ütle, et see on nali, kui sa oled seda öelnud. Õpetussõnad keelavad selliseid asju ja see on see, mida Trump praegu teeb. See on väga-väga täpselt. Arvestage seda, et tänapäeva AI on nii täiuslikult juba välja arendatud. Ta on topitud täis kõiki psühhiaatria, psühholoogia loenguid. Sealt ei tule midagi, mis on juhuslik. See on väga täpselt välja arvutatud, kuidas see mõjub ühiskonnale. Ja kui me vaatame piiblit, järelikult mõjub. Et põhimõtteliselt meie näeme, kuidas see pettus lavastatakse, millest me piiblist loeme, kuhu see lõpuks jõuab. Ja me näeme, kuidas inimesed usuvad seda ja lähevad sellega kaasa ja siin me siis näeme, kuidas see juudi rabi siis seda räägib.
ja siin on siis ühine usund, mida ta siis väidab, et kõik saavad seal Templimäel kokku, kõik usundid ja kõik surramurra seltskond saab seal kokku ja kõik on õnnelikud Antikristu tiiva all. Ja kõige naljakam on siis see, mida see onu siin räägib lõpus, et jällegi, mis minule tuletas meelde, et kui prohvetlikult ma olen rääkinud, et kes mäletab, siis ma kohe lasen selle video sinna kohta, kus ta näitab seda lampi. Nii. Ja kui te mäletate, siis ma rääkisin, kuidas COVID ajal, kui meil kõiki kästi maske kanda. Et kui ma piiblist leidsin, et tõlkes selle koha, et kus ta ütles seal, see oli vist Danieli raamatus, et nad panid endale ninna varsi ja ma ei tea, miks ma seda hakkasin uurima, tuli välja, et see oli zoratism, mis, et kui sina hingad välja, siis sina reostad oma bakteritega ühiskonda ja siis ma hakkasin uurima, et zoratism on ka tänapäeval olemas ja et näiteks Iirimaa rikkam mees on zoratist, eks ole. Ja kõige naljakam on see, et nüüd me leiame selle zoratismi juudi templist, mis nagu mõtlen nagu vau, et kas me tõesti leiame selle siit. Ja siin on siis väidetavalt üks lamp, mida me teame, et Vanas Testamendis ei olnud, mis on täielik lisandus ja see on siis väidetavalt Pärsia kuninganna Helena, kes siis oli juutidesse väga kiindunud ja kes siis kinkis selle lambi ja siis see andis seal valgust ja see kohe juba juhib sind satanismi lihtsalt nagu väga-väga kiiresti. Niimoodi, et see oli siis see valguslamp ja see peab sellesse järgnevasse templisse tulema. Siis see poiss võtab siin ilusti välja, et see Helena Adiabene oli zoratrist ja maag. Et tegelikult me näeme nagu seda, et kui me täna templist räägime, me kohe lõpetame ka, et mõte on juba sinna otse juba alguses sisse kirjutatud, et see saab olema täielik ebajumala tempel, mida piibel ütleb, et kui te näete hävituse, koledist, kõleduse, jäledust templi, siis pange jooksu mägedel, eks ole. Ja kui me nüüd vaatame veel seda kinnitavat filmi, see poiss on teinud ühe video veel ja see on siis selline mees nagu Jay-Z ja kes siis on natuke Beyoncé teab, eks ole, kes on siis Beyoncé on olnud meil siin mitmete ürituste esilaulja, selline tädi, kes alati trikoos ja poolpaljas on, eks ole, ja siis viimastel olümpiatel igal pool on kas sarvede ja punases vere kostüümides tantsinud ja laulnud, eks ole, ja alati sellised väga teemonlikud laulud on, siis Jay-Z on tema abikaasa. Ja tema on siis teinud filmi Jeesusest ja 3. templist. Ja siis sa mõtled, no kuhu veel me jõuame? No. Et siis naljateema juurest me jõuame taas meedia juurde, nagu ma ennem rääkisin, kuidas meedia on siis nende häälekaja ja see on siis 1 aasta eest tehtud. Ja on siis selline, me näeme, et siis siin templil on ilusti 2 sammast, nagu siis ka vabamüürluses on see 2 sammast. Ma ei tea, kas Simson tõmmas ka mingi taolise usundi templist. Me teame, et Simson tõmmas ka 2 sambast ja see kukkus vilistidele pähe. Võimalik, et tegemist oli vana Babyloonia usundiga, et sealt see 2 sammast pärit on. Ja PLM on siis keskele kirjutatud, et me teame, et ka praegune paavst, keda nad tahavad valida, on Aafrikast pärit ja must. Nii et mustad elud loevad. Jah, eks ole. Nii, et siis tema tegi selle filmi ja siis räägib sellest 3. templist ja ta ütleb siis, et meid kõiki peaks siis ühendama muusika ja siis ta toobki välja, et kust muusika sai alguse, me teame Hesekeli 28. peatükist, et eesti keeles ei ole hästi tõlgitud, aga heebra keeles on see siis, et saatana sisemuses olid need pasunad ja kandled. Et mitte ta ei hoidnud neid käes, vaid tema sisemuselt oli nagu muusikajuht või selline muusika tuli tema sees. Nii et me seepärast, ta oli ülistusjuht. Jah, et ta oli peaingel ja tema tegi muusikat ja sellepärast saab ka muusikatööstus nii palju mõjutada. Nii et siis see film sisaldab siis nagu muusikat ja ühesõnaga kogu seda niisugust satanistlikku pettust. Ma ei ole ise seda nagu vaadanud ja siis ta on sellise raamatu kirjutanud, The Book of Hoff, mis tähendaks Jehova, aga siis tegelikult on nagu esimene täht ära võetud. Ja nagu viidates okultismile ja viimane asi, mis ma siis näitan ja siis ta tegi ka näituse, kus siis olid kõik need sümbolid sees, kõik see oma enda näituse, see Jay-Z tegi, kes siis tegi ka selle filmi,
et miks selline mees peab tegema filmi 3. templist, kristlusest, judaismist, no siin on mingid filmi siis nagu need 2023 siis on see, räägib sellest filmist mingi artikkel, mida ta siis siin seletab. Ja siis ta ütles, et kui te arvate, et see räägib teile Jeesusest ja tõest, siis te unustate selle ära. Aga ma tahan näidata korraks, kus siis see Jay-Z siis ja ta ütles, et see film on nii suur nagu Jumala pilkamine, et inimesed küsivad üksteise käest, kas sa oled juba seda filmi näinud? Et see on nagu nii suur pilkamine, et nagu see nagu kulutulena selle filmi nagu populaarsus liikus. Ja kui me vaatame piiblit, siis piibel ütleb meile nii Danieli raamatus kui ka Johannese raamatus 2500 aastat hiljem, et tema peas on ehisidemed Jumala pilkamiseks ja ta pilkab taeva templit ja me näeme, et üha rohkem nüüd tehakse jälle juba uut filmi Jeesus Kristus Superstar, tahetakse jälle Jeesuse nime pilgata, et see on nagu kestnud viimased 5 aastat eriti aktiivselt, et nagu Jeesus, nagu sellist pilkamist ma ei ole ülemaailmselt läbi meedia, läbi muusika, läbi suurürituste, eeskavade, filmide nagu praegu, nagu see Chosen, eks ole, ja kõik nii edasi. Et see on tohutu inimeste selline eksitamine. Nii et siis nad tahavad luua veel rohkem pimedust ja pilkamist nagu kristluse arvel. Ja siis ta näitab selle Jay-Z Marina Abramovitši ka seotust, et me oleme rääkinud Marina Abramovitš, kes on siis kõikide kuulsuste, justkui see kuulsuste nõid, kes siis teeb neid vererituaale ehk vaimude küpsetamist, nagu nad nimetavad, ja siin ta siis kirjutab verega siis seinale ja siis Beyoncé siis laulud sisaldavad ka viiteid ja vihjeid sellele. Ja sinna on siis näha seesama see Jay-Z, kes nüüd selle filmi tegi Jeesust ja 3. templist, tantsib Abramovitšiga mingisugust veidrat rituaalset tantsu. Et minu jaoks lihtsalt on see hea nagu tõestus, et te võite ise seda vaadata, et hea tõestus, kuidas tegelikult meile on juba nagu ette öeldud, et see viimane tempel on kõike muud kui seotud judaismi, kristluse ja kõige muuga. See on puhas saatana tempel, nii nagu piibel seda ka ütleb, kuigi praegu kristlased tohutult üle maailma aitavad kaasa väidetavalt ma ei tea millele, mingisugusele Jeesuse taastulekule, et piibel ei ütle kuskil, et meie peaksime ette valmistama Jeesuse taastulekut siia maa peale. Tähendab, et mitte ühtegi kirja kohta ei ole olemas. Ma mõtlen, kas selles mõttes, et me aitame selle templi nagu taastamist? Et see on tegelikult Jumala pilkamine, sest Kristus on tempel. Kas see on mingi nagu, mis liini kristlus see on, kes seda, kas see on nagu ma arvan, et mul olid mingid videod ka, mida ma vaatasin. Kas see on nagu protestantlik värk ka või on see katoliiklik värk? Ikka protestantlik, ma vaatan, kus mul see video on alles. Mul oli siin üks seltskond mehi, kes siin istusid koos ja väitlesid selle üle, kuidas nad aitavad, võib-olla ma kustutasin juba selle ära ka. Et just üle vaatasin, et kui te panete Red Eiffel, siis tuleb ja seal olid sellised mehed koos ja ma olen aru saanud, et ka Billy Graham, see Franklin Graham on seal väga taga ja seotud selle asjaga. Et on päris suur hulk kristlasi, kes väidavad ja kellel on selline arusaam, et meie peame selle templi ehitama, et see toob Jeesuse tagasi, aga piibel ütleb mitte kuskil seda. Piibel ütleb seda, et teie olete see tempel. Just, ja see on, mida see poiss siis siin ka Saint AMS kanalil siis rõhutab ja loeb neid kirjakohti. Nii et meie ajakeel hakkab 12 saama, et kui juba sellised filmid, me teame alati, et see seltskond teeb kõigepealt mingi filmi ja siis ta teeb selle teoks, ütleme, kui vaatad Hunger Gamesi või mõni muid seal, mis seal on, eks ole, et siis nad tegelikult näitavad, mis on nende uus maailmakord, eks ole, seal on ka see, et laste ohverdamine, eks ole, iga aasta ja mida nad tegelikult salas teevad, ilmselt tahavad nad seal avalikult teha ja ma imesta, kui nad seda ka seal juudi templis tegema hakkavad inimohverdust suure tõenäosusega, ma arvan, et see nii on
me oleme selles ajas, kus nad juba, kus pole selliseid filme varem tehtud, et kui see on nüüd 2023, 2024 projekt, et mingisugune nõid, eks ole, mida seda Jay-Z'd ja Beyoncé peetakse Ameerikas ühte selliseks juhtivaks perekonnaks nõiduses, avalikult ma olen ka mingisuguseid podcast'e vaadanud, siis miks peaksid nemad sellest rääkima? Mis see nagu neisse puutub, on ju? Et see näitab, et kui suur pettus see on. Ja see poiss ütleb ka, et miks kristlased peaksid siukses Jumala pilkamis osalema, et Jeesus on tulnud ja milleks on meil vaja veel hakata otsast peale Vana Testamenti uuesti jälle kordama, eks ole. Jah. Et Piibel ütleb meile, et see viletsusaja Iisraeli rahvas ikkagi tuleb Jeesus usku lõpuks, et nad saavad lõpuks aru, et Jeesus oli kes tegelikult päästja on. Just, et ma mäletan, kui Roosimaa Peeter meile kunagi neid loenguid pidas, siis ta alati rõhutas seda, et seda kirja kohta, et teha kadedaks juudid, nagu Paulus ütleb, et teha nad kadedaks. Aga nad ei saa olla kadedad nii kaua, kui kirik on maa peal. Et midagi peab ikkagi juhtuma kogu selles asjas ja ütleme ka see kirja koht, mis ütleb, eks ole, et ja päike ei anna enam valgust, on ja ma vaatan neid viimased uudised, eks ole, sellest geoinseneerimisest, kuidas nüüd Gates väidetavalt esimest korda hakkab päikest katma Inglismaal, eks ole, alleluuja, te olete 70 aastat seda teinud ja valetate, et hakkate nüüd tegema, eks ole, et Piibel ütleb meile ja päike ei anna enam valgust ja see on karistus, et meil on olemas selline valitsus, kellel on selline raha ja selline võim. Kui Jumal tahaks, ta võiks lasta need mehed ära surra, ta võiks niimoodi tule peale tõmmata kogu selle asjale. Ja, aga miks ta ei tee, küsitakse. Aga Piibel ütleb, et Jumal lubab kurja valitsuse, kui inimesed on sõna kuulmatud. Ta ütleb prohvetlusest, ta ütleb niimoodi, ma toon pahimad, halvimad paganatest ja nad võtavad ära teie varanduse. Agenda 2030. Need on pahimad, halvimad paganad, siis nad võtavad ära teie vanuse ja sa oled õnnelik. Jah. Eks ole, loomulikult me ei ole õnnelikud, aga me peame aru saama, et Jumal mõtleb, mida ta ütleb. Paranda meelt, ela Jumala kartuses ja selle esimene aste on see, et kui sa kohtud Kristusega, ela ka püha elu, et see ei ole mingisugune sümbol, vaid sa ikka päriselt ka pead selle järgi elama. Et see on sinu kasvu tagatis elada jah, et kõik tugevalt. Need muud jutud, Piibel räägib väga selgesti, et teie olete Jumala tempel. On ju, sina oled Jumala tempel. Ja Piibel ütleb, kes rikub Jumala templi, Korintase kiri, selle rikub Jumal, nii et sinu püha elu, ütleb, iga üks, kes teeb pattu väljapool oma ihu, see teeb nagu pattu, aga kes teeb ihus pattu ehk seksuaalpattu, see teeb pattu püha vaimu vastu, et vaat see ongi see, et me ei näe seda püha vaimu endas, aga siis pole probleemi, kui ma neid seksuaalpatte teen. Aga püha vaimu saab piinata iseenda sees. Piibel ütleb, nad kiusasid, nad piinasid püha vaimu. Ja ühel hetkel lihtsalt püha vaim lahkub koos kogudusega. Ja see on väga kurb sündmus, mis on tulemas. Ja tähendab, ta on kurb, aga ta on ka rõõmus. On ju, sündmus ülesvõtmine, sa mõtled? Jaa, selles mõttes, ta on rõõmus, aga ta jätab rahulikult need, kes on teda piinanud siia piinamisse ja nendel inimestel tuleb siis oma jõuga märtritena oma elu lunasta, mis on Piibli järgi siis paljude saatus, kes siis, ka see on arm, et Jumal seda lubab, et nad isegi märtritena saavad siis ikkagi, ütleme selle õiguse, aga kindlasti Piibel ütleb, et õnnis on, kes sellest päästetakse. Luuka evangeeliumis ütleb, et teid arvataks väärt põgenema tulevase viha eest. Jah. Et see ei ole tore aeg. Need asjad on tulemas. Need on tulemas ja selle tõestuseks on just see sama asi, mida Piibel räägib, templi ehitus, juudiriigi loomine, mida 2500 aastat juba kuulutas ette ja ma ütlen, et Daniel on ainult üks lüli sellest prohveteeringute pikast jadast, eks ole, see läheb kuni Piibli alguseni välja, kui Jeesus juba Jumal ütles juba Aadamale, et ja sinu seemnest tuleb see neitsi seeme, mis salvab su kanda, aga rääkides Jeesuse risti surmast, eks ole. Et see on läbi ajaloo tulnud ja nüüd me oleme tõesti täiesti kontrollitavalt, me ei aja siin jahu, vaid me oleme täiesti kontrollitavalt. Seletage, nagu kuidas see seltskond näeb nii tohutut vaeva selle 3. templi ehitumus, kui te ütlete, et Piibel on vale, eks ole. Ei saa olla. Jah, et see on nüüd üks osa, ütleme, kogu sellest kopatusest on ju siin on, et kui me vaatame kogu maailma ja Venemaa sinna hulka ja need on veel
omaette siuksed. Kindlasti seal, ma ütlen, et see on maailma võimuvõitlus, ütleme, ameeriklased ja Trump ja nemad üritavad mingit koostööd teha ja kindlasti siin on see võimuvõitlus, ütleme, miks siis lõpuks, ütleme, venelane läheb ju Iisraeli ründama, eks ole, ja siis Jumal eriliselt sekkub, on ju. Seda veel ei ole olnud, seda Hesekeli profeteeringut, on ju. Et kindlasti need asjad veel tulevad, see on võimuvõitlus, aga lihtsalt nende asjade järgi me näeme profeteeringute täitumist, ütleme seda näiteks Damaskust nüüd see nädal rünnati, eks ole, Piibel ütleb, Damaskust rünnatakse lõpuks niimoodi Iisraeli poolt, et seda ei ole enam. Praegu ainult sinna Paleele heideti pommid, aga Piibel ütleb, et Jesaja 17, et seda üldse ei ole või et Iraani Eelam hävitas, kus on praegu Iraani tuumajaamad, eks ole, millega nad seal bin Salmaniga teevad seal koostööd, et seda Iraani vaigistada ja samas nagu bin Salman ütleb, et ma tahan, et palestiinlastel läheks väga hästi, et seal on väga palju selliseid kummalisi vastuolusid ja vastuütlemisi, et seal nagu, see on päris sasipundel, sa nagu, lihtsalt sa vaatadki Piiblis, ütled, et ma tean, kuidas see lõpuks läheb. Et lõpuks läheb nii. Jah. Lõpuks läheb nii, aga praegu on inimestele meil vaja teada väga tähtsat. Kõige tähtsam nimi siin päikese all on see nimi. Just. Jeesus, Jumal, kes sai lihaks selleks, et näidata, milline on Jumala plaan inimesega, et inimene, kes liigub koos Jumalaga ja ei ole ahistatud ja ei tunne mingit vajadust pattu teha ja sellisena Jeesus nagu tõestas inimeseks olemise õigustust ja läbi selle sai ta anda meile inimese vaimu, tähendab, Jumal ei saanud otse anda meile oma vaimu, aga läbi selle, et Jeesus oli inimene, sai ta anda osa meie vaimus, seepärast ta on teine Aadam, eks ole. Et ta annab meile püha vaimu, kui sa palud, siis sinu sisse tõepoolest tuleb teine vaim ja võtab sult ära need vanad tahtmised ja patuhimud ja toob sinu sisse uued igatsused ja kui sul peale seda palvet ikka need tahtmised on, siis palun igav, kui püha vaim nagu tõeliselt ilmutab ennast ja muudab sind, sest see on loomulik. Piibel ütleb, et ja igaüks, kes on temast sündinud, ei taha pattu teha. Et see on see, mida Jumal kingib meile. Ja selleks on Jeesus tuld, et anda meile selline võimalus, sest võimekus elada ja mõtelda teisel tasandil. Muutuge teiseks oma meele uuendamise teel. Just. Ütleb kiri. Kas see käib siis kiiresti ja ühe korraga nagu mõnel ja teisel käib see pikalt ja aeglaselt. Ja ongi selliseid, kellel on see ühe hoobiga tulnud. Ja minul on näiteks tuli ühe hoobiga, paljud asjad lihtsalt nagu olidki teistmoodi ühe hetkega ja olidki krõks käis ära ja ei olnud mingit võitlemist ja sõdimist ja ka enda piitsutamist kodus okas piitsaga, et pühalt elada. Aga mõnel tuleb see raskemalt ja astmeliselt, aga inimesed vahe ei ole. Inimesed on erinevad. Nii. Aga tulem on sama. Jah, sellise, võiksime ütelda, sellise rõõmustava sõnumiga Just. Me lõpetame. On ju tegelikult see on ikkagi päris kohutav, mis on tulemas, et päästke ennast sellest õudsest soost. Päästke, tehke kõik selleks, et te sellest pääseksite, laske ennast lepitada Jumalaga, sest see, mis tuleb, ei ole tore. Selle ühe isiku kaudu, eks ole. Ja küll see valitsus lubab teile raha ja rahu ja kõike, aga see on pettus. Jah, selge on see, et keegi igavesti meist maa peal ei ela, on ju. Ja Piibel räägib, et Jumal on selle valitsuse vasta eelkõige ja laseb siia hädad ja viletsused tulla, maavärined ja päiksepõletused ja igast õudused, mis seal vesi läheb vereks ja nii edasi. Et igal juhul see ei ole hea seltskond, kus viibida. Jah, nii on. Selge. Sellega me täna lõpetame. Aitäh, Virge. Ja inimesed ka, olge väga õnnistatud ja mõtelge selle peale, kes tegelik päästja on. Ja. Amen. Amen. Trump ei päästa. Jumal päästa.